KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti, minu nimi Ülar ja minuga siin täna Kallaste ja Kaarel. Jou. Tere. Ma peaaegu ütlesin malet pidi ka ja sest Kallaste on alati viimane. Ja ma just tahaksin ütlema, et ma ei mäleta, millal ma viimati teisena tšau või nagu esimesena sain tšau öelda. Et Kaarel tegelikult väike game time decision, tal käisid netimehed hommikul kohal ja nüüd on hea net olemas ja aga nüüd nüüd on tagasi, mis on mingi 3. kord see hooaeg juba, et saame veits parema fantasy ülevaatuse episoode. Palju punne sa skoorisid eelmine nädal? 202. Mingi 200. Liiga rekord all time. Ja kes see viimane vend oli, kes üle joone tõi sind? Jacobi Brissett, nagu ikka legend. Sa alustasid Jacobi Brissetti või? Just nii. Cowboysi vastu sa võid ükskõik kelle sisse panna, sul on punktid olemas. That's fair. Aga siis täna on siuke suur episood, meil on hästi palju asju vaja teha, sest et eelmine nädal, nagu me natukene tiisisime, trade deadline oli teisipäeval, siis me peame need suuremad treidid läbi käima ja kusjuures oli siuke üllatavalt palju siukseid suuri nimesi liikus, 2 meeskonna najal põhiliselt, aga sellest räägime natuke aja pärast. Siia teine asi on see, et kuna meil on nüüd 10. nädal, meil on 9 nädalat mängitud, suurem osa osad meeskonnad on 8 mängu mänginud, osad on mänginud 9 mängu juba, siis on paras aeg, kust võtta hooaja nagu vahepunkt ja võtta siis vaadata üle, kes oleks esimese poole hooaja siis MVP, Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, Rookie of the Year ja nii edasi, et me tegime väiksed oma ennustused kõik oma ekspertide keskis ja siis käime need ka täna üle. Aga muidu enne seda järgmine nädal, mitte see nädal veel, vaid järgmine nädal, 16. november on siis Tallinnas järgmine Watch Party, kus läheb vastamisi Tampa Bay Buccaneers ja Buffalo Bills ja mäng on Buffalos ja kell 8 Eesti aja järgi suurelt ekraanilt, siis Olipet Bar Grillis näeb siis NFL-i Tallinnas teist korda sel hooajal ja koha peal lähevad loosi, huvitavad auhinnad, ma olen ise ka koha peal, Kallaste võib-olla jõuab, vaatame, kuidas sellega läheb, aga tulge kohale, saate vaadata suures seltsis suurelt ekraanilt Pillisi, Paksi ja kõrvale saame NFL Red Zone'iga panna, et saab tervele pühapäeval silma peal hoida, päriselt mängud on üldse kokku ja kui me räägite seadest mängudest, siis see nädal oli ka päris hea slate kusjuures. Et siin NFL hakkab vaikselt, see üle-eelmine nädal, kus kõik ennustusmäng läks tuksi ja kõik mängud olid ka pasad, vaata, siis hakkab vaikselt tagasi tulema ja siis täna lisaks siis käimegi läbi kergelt siis trade deadline'i, mid-season awards, vaatame eelmise nädala üle, vaatame siis 10. nädala juba NFL-is üle ja aga Kallaste, enne peame rääkima natuke kohalikust footist ja alustame sellest, mis te tegite pühapäeval Tallinnas. Ei, mis pühapäeval? Teisipäeval? Teisipäeval. Kui sa mõtled ikka flag footballi. Jah, Tallinnas hetkel praegu muud ei toimu. Ei, palju on toimunud lihtsalt. Aga jah, tegime siis, võõrustasime siis neid Haapsalu Hüääne. Viimane skrim siis enne järgmise nädala siis ehk siis see 15-16 põhjus, miks me ilmselt ei jõua sinna Watch Party'le ongi siis see, et me läheme sinna Soomele turniirile. Turkey Bowl, et sellest peaks olema live stream'id, sealt peaks tulema igast mingit content'i ka, et naljaks oli see, et kui me rosterid ära saatsime, siis nad küsisid Instagrami handle'id mängijatele ja siuke värk, et see on siuke hästi nagu, ta on siuke hästi, ma ei tea, kaasaegne turniir. Aga jah, Haapsalukad käisid siis külas, et shout out siis Jaanusele ja kõigile, kes tulid veel pealtvaatajateks ka, et see on pull, kui saab nagu flagi veel rahva ees mängida. Et meil läks hästi ja Haapsalukad ka selles mõttes, näha on, et ütleme, nad vajavad seda esimest kogemust, aga ma arvan, et seal on nii palju, seal on ikkagi nagu päris mitu kutti, kellest mina näen vähemalt Eesti tasemel väga suurt potentsiaali, et ma arvan flag ja ma arvan, et Titansi osas ka või selles mõttes kontakti osas on hästi palju potentsiaali, et suured asjad on plaanis järgmiseks aastaks ka flagi osas ja loomulikult Titans paneb edasi, et püsige meiega ja eks me siin jooksvalt anname, aga jah, järgmine nädal vahetus saate siis jälgida flag footballi. Lingid paneme üles igal poole chatidesse ka ja gruppidesse ja saab jagada, et nagu, sest laupäev ja pühapäev on siis turniir on ja siis ma eeldan, et pühapäeval on siis nagu kohamängud on ja. Jah, et sõltub, kuidas meil läheb, et eks näis, mis see tase seal on, aga viimased mängud vist algasid mingi 3:30 või midagi sellist, et 5 on turniir läbi mõlemal päeval. Okay.
okei, noh siis ongi mõnus vaadata pärast tunnel on ju, vahetult enne Berliini mängu ju. Jah, saate maha istuda natuke varem, et sõltub kuidas jah, et loodetavasti me mängime hiljem, aga noh, saate enne NFL-i siis võib-olla Tallinn Bay Bowlersit, võib-olla lähme Haapsalukatega kokku seal play-off'is, et see oleks eriti pull. See oleks fun jah. Siis, aga Tartut sa korra mainisid, siis Tartu Titans mängis eelmine nädal siis põhimõtteliselt Balti liiga finaali, et mängu võitja siis läheb finaali Kansas Duke'i vastu mängima, mis on siis 22. novembril ja aga ütleme nii, et Tartul väga seal, see vist kõige suurema skoorilisem mäng, mis ma mäletan Eestis on mängitud nagu Eesti meeskonna poolt üldse, nagu 80. Kui see on mingi, noh, kus Jaanus just teavitas meile üks päev, et Tallinn Dragonsi 30. aastapäev oli, et noh, kui sel ajal midagi ei olnud, siis see peab olema, sest noh, see on täiesti. Okei, võib-olla Tormi mingi esimesel hooajal ka tead, ma ei tea, mis seal juhtus skooride poolest, vaata, aga nagu 80-0. No jah, seal ei ole special teams ja värki, selle asja natuke lihtsamaks vaata kohati, aga absoluutne dominatsioon Tartu poolt, et kaitses oli vist 3 pick six'i, kui ma ei eksi, kokku oli 4 interception'id seal, et ja noh, ründas ka, kas Ormi yards per carry oli mingi 30 tal oli iga carry oli touchdown nagu, et see oli vinge vaadata, livestream oli ka väga hea ja kena võit ja nüüd siis saavad keskenduda 22. novembril Kaunases siis finaali vastu ja kusjuures vaatame Tartu poolt, nad arvatavasti lähevad jälle bussiga, aga ma täpselt ei tea, kuidas, aga selle me saame, kui me selle info kätte saame, siis saame ka rääkida, et kuidas siit Tallinnast minna, sest no ma olen ise ka sinna mängule ja Tallinnast on mängeid ka, et teoreetiliselt meil on võib-olla autodes vabu kohti ja värki, kui tahate Tallinnas ka kaasa tulla Kaunasesse. Et eks ta natuke pikk sõit on, aga kõik hullem pole, et saab ühe päevaga tehtud küll. Et see andke meile teada, kui teil on huvi tulla või siis saate ise orgunnida läbi meie gruppide, mis iganes, kui on teil huvi ka minna kellegiga koos. Et saab kohalikud meeskonda ka kaasa aidata ja noh, nagu kui te juba aru pole saanud, siis Tallinnas saab flag footballi mängida siis Tallinn Bay Bowlers ja Tartus saab siis kontaktiga mängida Tartu Titans seal, et kui on endale veel huvi, siis saab alati nendega ühendust võtta või läbi meie on ju. Siis Petersoni kohta ka üks uudis, et kuna nad võitsid eelmine nädal Ulmi, siis nad on nüüd bowl eligible, ehk siis me näeme suure tõenäosusega Old Dominionit bowl game'is ka, mis on siis siin enne jõule arvatavasti, et see on nagu väga vinge, saab nagu suurelt ekraanilt vaadata, no suurelt nagu suure mängu arvatavasti saavad nagu siukse hea match-up'i. Kui nad ei mängi just mingi kuradi Mobile 24 bowl või mis iganes. Mingi see Statoil bowl või mingid kuradi erinevad bowlid, mis need on. See on päris hea jah. Aga Kavai, me oleme nii palju rääkinud juba, Eesti putist saime kaetud kõik. Siis kui Ott Erik oli eile telekas ju. Oli küll jah. Jah, see oli vinge. Nagu Titansi särgiga õigusjuures, see oli hea. Et nagu see sai kohaliku meeskonnale promo teha. Shout out Ott on ju. Aga siis trade deadline. Meil läks teisipäeva öösel mööda Eesti aja järgi ja omajagu lükkeid tehti esmaspäeva teisipäev ja ma ei tea, kõige intrigeerivam meeskond siis nagu me eelmine nädal rääkisime, et mis peab juhtuma, et meeskond teeks nagu fire sale'i vaata. Et suure tõenäoliselt, kui seal on meeskond, kus on hot seat'ist coach või GM, siis seda ei juhtu, sest neil on vaja võita vaata. Et nad äkki, miks nad endale draft pick'i tulevikuks treidivad, kui nad ei ole seal enam nad ei saa kasutada neid draft pick'e. Selle järgi võib öelda, et läks ka suht nii, sest et see üks meeskond, kes tegi seda fire sale'i, oli Jets, kus on selle esimese aasta GM, esimese aasta coach. Et nad siis treidisid ära nii Quinnen Williamsi kui Sauce Gardneri. Et Quinnen Williams läks siis Dallas Cowboysi ja nad said vastu Massey Smithi, kunagine esimese raundi pikk Michiganist ja siis nad said 26 second round picki ja 27 first round picki. Jet sizes ja siis Sauce Gardneri eest nad said 26 esimese raundi piki ja 27 esimese raundi piki ja A.D. Mitchell'i, kes meile mõlema läks ikka Kallastega meeldisid. Et Kaarel vahepeal päris palju rääkida saanud, nii et alustame Kaarel Soost. Kuidas on nagu, mis su esimesed mõtted olid, kui sa nägid need Jetsi lükkeid? Et nagu total rebuild, et nagu noored talendikad ju tegelikult tuhitalad, aga mitte nende GM-i poolt valitud mängida on ju. Et mis sa nendest lüketest arvasid? No nende selles suhtes, et rünne ei suutnud seda, või siuke, et see tiim pole piisavalt hea, et siukseid staarmängijad omada hetkel. Et siis mul on tunne, et nad lihtsalt lasid kõiki oma need parimad kaitsemängijad minema, said oma, mis neil on järgmise 2 aastat
sees 5 first rounderit nüüd vist või? Ehk siis, mis on nende enda pikid peavad vist päris head ka olema. Nii et ma arvan, et selles suhtes ei lüge mida teha ja neil vist täielikult tanksis on alanud, aga huvitav oli näha, et Brees Hall ikka ära ei saadetud. Nii et see oli minupoolne siuke huvitav osa sellest Jetsi fire sale'ist. Kallaste, mis sa arvad? Kaks väga erinevat treidi kuidagi vaata, sest see oligi see, et hiljem tuli välja, et Quinnen tegelikult oli mitu korda küsinud treidi ja tal ei olnud mingit plaani extensionit sõlmida, mis on loogiline igat pidi ja aga ta tegi vaata, see ei tulnud, see ei lekkinud kuskilt välja ja Jets sai ikkagi maksimaalselt sealt väärtust tagasi. Sest jah, Cowboys ju treidis enda piki, mitte selle Panthers või selle Packersi piki, mille nad said Maika treidis, et Jets sai selle madalama piki eeldatavasti. Et see, aga selle Sauce'i ja Coltsi osas nagu, see treid tekib, nagu see Tallase treid on suht loogiline, see mõttes, kõik teadsid, et Quinnen ilmselt liigub, eks. Ja Tallase poolt vähem, aga see mõttes, et jah, et Quinnen nagu oli ilmselt liikumis. Aga see Sauce'i asi tekitab nagu minus rohkem küsimusi, et kas ma ei tea, ma ei tea, kas Jets nagu shoppis Sauce Gardnerit või Colts lihtsalt pakkus neile 2 first rounderit, nad olid nagu, et ma ei tea, suvel anname ta siis ära selle eest. Kusjuures väidetavalt Sauce ei olnud alguses on table, aga jah, Chris Ballard, kes on siis Coltsi GM, väidetavalt koolis nagu viimased 2 nädalat on väga agressiivselt nagu otsinud nagu treidi partnerit. Et tundub, et nad said Earthseedi tütartelt siis nagu põhimõtteliselt jah-sõna, et sa võid teha neid lükkeid, vaata. Ja nagu, mis on nagu naljakas, eriti veel arvestades, et nagu Chris Ballard tehniliselt oli ju hot seedi peal GM-ina, Coltsi poolt ka, vaata. Et see natuke ka näitab seda, et ta suure tõenäosusega saab ka lepingu pikenduse siin varsti. Et Colts on nii hästi mänginud. Aga jah, Sauce Gardner, see on nagu huvitav lükkega sellepärast, et 2 esimese raundi pikki on päris palju anda Sauce Gardneri eest ja A.D. Mitchell'i kaasa arvates, et see on nagu natukene üllatav, kui palju nad andsid, aga kas siis Kallaste Coltsi poolt, see tähendab küll natuke, et Daniel Jones on seal nagu pika perspektiiviga ju. Jah, see nagu on see suurim küsimus minu arust, et jah, 2 first rounderit on jõhker summa, mida maksta tegelikult, aga või et need first rounderid võivad olla mis iganes, nad võivad isegi Sauce Gardner olla, aga see, et sul ei ole järgmises 2 draftis first round picki, tähendab, et sul on quarterback paigas ja see nende quarterback'id rosteril on Daniel Jones ja Anthony Richardson. Et Daniel Jonesiga nad purjetavad siis ja pealegi Daniel Jonesil on contract year ja ülarm me teame, mis juhtub, kui Daniel Jonesile peab lepingut andma. Colts on väga, väga imelikus kohas selles mõttes, et nad väga julged lükked, aga ma ei tea, kas ma Daniel Jonesi najal seda nagu ise julgeks teha. Nagu ma ei tea, jah, see on teine asi, jällegi franchise tag on olemas minu jaoks nagu Coltsi arust, et Kaarel, kui sa võtaksid nagu Coltsi vaatevinklist, see on ju all in natuke ju, et nagu selle, mis on nagu väga üllatav, eriti arvestades seda, et kuradi alguses me mõtlesime, et see meeskond, Inks ütles, et 5 võit on loogiline. Daniel Jones oli päris quarterback competitionis Anthony Richardsoniga. Jah, et mis sa arvad sellest lükkest Coltsi vaatevinklist? Ja see otsus Daniel Jonesi kasuks tuli suht hilja ka ju, alles mingi nädal enne hooaja algust. Et see on ka äge, aga miks mitte kui sul on siuke tegelikult O-line on hea, kaitse on decent, nagu miks mitte nüüd minna all in sellega, nii et first round pick viimane jääb siis nüüd Tyler Warreniks neil ja ründega on ju järgmiseks need receiverid, running back'id, tight end, ründes on nagu kõik sul olemas nüüd järgmine 3 aastat pushida, kus neil pole first rounderid enam. Nii et selles suhtes miks mitte ja eks me näeme, mis juhtub, kui nad Billsi või Chiefsi play-offides näevad või siis Ravensid, kes nüüd suure hooga hakkab tulema. Ja see ongi kõige suurem, eriti nüüd järgmised 4 mängu Coltsil on siukse päris hea competitioniga ka, et me näeme nüüd ära, kes nad tegelikult on, aga kui sa võtad, kui Charterius Ward tuleb ka ju concussion protokollis tagasi varsti, vaata Najaris, sul on Kenny Moore'iks panemas slotti, kui Sauce suudab nagu, võib-olla see annab talle lisamotivatsiooni nagu tagasi tulla selle eliit tasemele, sest tegelikult viimased 2 aastat on natukene võtud sammu tagasi, et ta on natuke ju sarn, ta ei ole füüsiliselt mingi freak, ja ta mängib seda väga spetsiifilist skeemi ka vaata, et sa ei saa ka taga igasuguseid asju teha, sest ta ei ole, ta on natuke nagu rohkem nagu position receiver vaata, et cornerbacki koha pealt. Samas, kas ta see aasta pole jälitanud number 1-sid või minu arust Glenni kaitses?
Slotis ta kindlasti mängida, aga ma ei ole vaadanud. No slotida ilmselt jah, see vaata korra nüüd, kui sul on need ees, et minu arust oligi see, et noh, et ta jah, et eelmine aasta oli tal päris, noh, selles mõttes ta oli selgelt down year, aga vaata aasta enne seda oli nagu see, et noh, et ta oli top 3 corner'i ja ma ei tea, kas ta oli 3. Et noh, pigem sa corner'ite, noh, okei, kui sa 2 first round pick'i tahaks seda kindlust, et see tüüp on lockdown, aga jah, nagu sa ütlesid, siis Coltsil, kui need kõik see secondary on olemas, siis ma arvan, ootus on see, et nad on parim man-to-man kaitse liigas ja noh, see ilmselt ongi see gamble, kuna nad alustasid hooaega ju selle Xavier Howardi ja mingi rookie'ga. Ja nüüd on Charverius Ward, Sauce Gardner ja Kenny Moore seal, et noh, see on. Josh Joby, ei mitte Josh Joby, oli. See teine vend ja ma tean küll, kellest sa räägid. Jah, veits võib-olla annab seda vibe'i, et siin võib uus Jamal Adams ka juhtuda nagu 2 first rounderit mingisugune defensive back'i eest, kes võib-olla viimane aasta ei ole enam nii tubli olnud. Et noh, selles. Jamal ei olnud kunagi nii hea mängija. Ja seda küll ja ma vaatasin järgi, aga Soos on alati väljas mänginud, aga jah, võib-olla sul on selles suhtes õigus, et ta käis ühelt poolt teisele poole, see selles suhtes küll jah. Aga ta on nagu vaata, ta Richard Shermani type, vaata. Ta ei ole sul nagu kuradi ma nagu ultimate fluid, kes suudab mängida nii tsooni kui me, nii ta parem mees, aga mis nagu Ward on samasugune. Nagu Kenny Moore slotis nagu nii olemas sul, vaata. Ja, et noh, sa ei peagi sloti vaata kedagi neist tiime, et noh, see ongi see, et lihtsalt Chris Ballard nagu tahab nii väga neid pikkasid käsi ja neid füüsilisi parameetreid, et tema on see põhiasi, kes seal kuradi spark score'ist ja kõigest räägitakse drafti ajal, et noh, Soos selgelt nagu maandub sinna kategooriasse, aga noh, võib-olla sa ei peagi neid pooli vahetama, kui ühel pool on Charverius Ward ja Soos on teisel. Ja, võib-olla tõesti, aga kui me vaatame seda listi, mis meil siin on, nagu mis juhtus 2 päeva jooksul, mis treidid sinna veel silma jäävad Kallaste sul? Ma jätan selle Bearsi treidi sulle. Aga ei, ma arvan, et järgmine on kohe siis Philly ja Miami, et Miami oli kohe järgmine pärast Jetsi, vaata, kellest me vist eelmises osas rääkisime ka, kes on need müüjad, et noh, Jetsis olid need pass rusherid ja Quinnen ja Miami's olid samamoodi pass rusherid ja noh, tegelikult umbes kas Minka Fitzpatrick on saadaval võib-olla ja sellised. Aga lõpuks siis üks pass rusher saadetigi ära Jalen Phillips ja noh, arvake ära kuhu muidugi Philadelphiasse 3. raundi piki vastu see aasta, et noh, see on nagu nüüd juba meemiks kujunenud, et Howie Roseman did it again, aga noh, tundub, et Howie Roseman võis jälle did it again teha, et ja ta võttis Jair Alexanderi ka veel Baltimoorist kaasa, et noh, Jalen Phillips on täpselt selline mängija, kes teeb Philly's mingi play-off'is mingi 2-3 säkki, saab suure lepingu kuskil Carolinas järgmine aasta ja siis rinse and repeat järgmine aasta kellegi teisega. Ja, aga samas drafti pikid on natuke overvalued ka praegu eriti veel vaata selles olukorras, aga 3. raundi pikk järgmine aasta Jalen Phillipsi eest anda, kes suure tõenäosusega sul ei ole meeskonnas järgmine aasta. Ma ei usu, et neil on raha maksta lihtsalt, vaata elite pass rusherile. Et seda on raske hoida ja aga teisest küljest läheb Vic Fangio kaitsesse, kus tal oli tema karjääri kõige parem aasta, et me tegime Kallastega seda nalja, kui see välja tuli, et nagu kummas paadis Jalen Phillips oli vaata, sest et Miami's oli ju Vic Fangioga probleemid kaitses, et üks osa mängijatele ta ei meeldinud üldse, aga kui Vic Fangio 100% pidi ütleme selle treidile, et siis ma arvan, et ta oli selles heas paadis nagu selle koha pealt. Aga Kaarel, sul veel mõni treid, mis silma jääb, mis tehti? Rashid Shaheed Seattle'isse ja siis Jacoby Myers Jacksonville ja ma ütlen fantasy osapoolt mingid asjad, mis natuke rolli mängivad. Ma ei tea, Myers on see aasta iga kord, kui ta mängis, siis ta tegi 10 punkti fantasy's, 5 catch'i, 50 yardi oli siuke tubli mees ja ma arvan, et täpselt kuna nüüd see Travis Hunter sai vigastada Jacksonville'is, neil on mingisugust veteran presence'it, kes suudaks palli actually kinni püüda, on tore. Noh, Brian Thomas muidugi see aasta ei püüa mitte midagi kinni seal. Ja see on Jacoby Myersi nagu suurim tugevus ka sisuliselt. Noh, veits teistsugune kui ja Shaheed ka lahe siuke field stretching vend sinna Seattle'isse juurde ründesse, mis vähemalt söödus töötab väga hästi praegu, nii et tuleb äge kindlasti. Ja nagu low-key kas Shaheedil on minu meelest rohkem kui 1 aasta alles ka, ta sai ju mingisuguse extensioni siin, et nagu Seattle'is ta peaks seal vähemalt järgmine aasta ka olema, mis nagu kui Horton jätkab ka samas rütmis, siis see on siuke päris huvitav passing game, sest Seattle nagu hetkeseisuga on üks parimad meeskond üldse, et me räägime Seattle'is natuke, Otti täna pole õnneks või kahjuks, et ei hakka nagu Seattle'is nii palju rääkima, aga väga hea lükke nende poolt ja New Orleans sai 4. raundi piki vastu ja 5. raundi piki, et nagu see on solid nagu see return ja Jacksonville'i koha pealt Myers
sobib sinna eriti veel nagu Kaarel ütles ka siis Travis Hunteri vigastus, mis tuli lambist non-contact knee injury trennis. See ei kõla üldse hästi nagu, ma arvan, et see oli mingi MCL või midagi sellist pidi olema, sest ACL on kohe öeldud, et hooaeg läbi, aga öeldi, et võib-olla hooaja lõpus saab tagasi, ehk siis nii palju sellest two-way player'ist siis või, et nagu Kallaste, see oli ju aga nagu kahju natukene tegelikult ju. Jah, see ongi see, et kas see tuleneb sellest koormusest või lihtsalt freak injury või mis, aga jah, see Travis Hunter, eriti see vaata, et Jacksonville ju treidis selle aasta nüüd, mis tuleb esimese raundi drafti piki ka, et saada Travis Hunter, et see oli algusest peale risk ja selles mõttes kunagi ei tea ja eriti oli kõige hullem oligi see, et Kaarel just mainis Fantasy's ka, mul on ka ühes liigas on Travis Hunter ja pärast seda Londoni mängu oli ju see, et davai, nüüd Travis võtab Brian Thomase number 1 koha ära ja paar päeva hiljem tuli palju vigastus, et selles mõttes nagu Jacobi osas ma olen üsna Shaheed on niikuinii lahe lüke, et ma arvan, see nagu isegi ei vaja selgitust, Rashid Shaheed ja Torrey Horton jooksevad pikka ja JSN jookseb seal keskel ja need tight endid, et ma arvan, see ongi see, et Seattle'i poole, et Clint Kubiak üks asi ta teadis Shaheedi ilmselgelt sellest Saintsi aastast, aga ma arvan, et Seattle nagu vaatas oma tiimi ringi ja mõtlesid, et kuidas me seda rünnakut nagu parandada saaksime veelgi, nad tahavad ilmselgelt jooksu vaata kehtestada rohkem, Shaheed ja Torrey Horton, sul liini sa draftisid, running back'id justkui olemas, võttes üks kiire receiver, et võib-olla saame kaitset nagu hõredamaks tõmmata, aga Jacobi poolt just ongi see, et ma arvan, et nagu Jacobi Myers saab saada päris suure rolli tegelikult Jacksonville'is või ta võib päris palju palli saada seal, sest Kaarel mainis, et nad kõik tropivad. Parker Washington sai, või Diami Brown sai vist vigastada just ka, et ma arvan, et Jacobil on seal palli päris palju ja ta on üliheade kätega receiver. Kumb seal on Malik Washington ja Parker Washington ju? Parker on Jacksonville'is, Malik on Miami's. Jah, need lähevad mul kogu aeg sassi, samad kuradi tema värvid ka vaata ja need 2 tükki lähevad alati sassi. Aga jah, need on nagu päris huvitav saab vaadata ja ma arvan, Jacobil on, kummal suurem roll on ründes, mis te arvate? Ma arvan, Jacobil on suurem roll Jacksonville'is kui Shaheedil Seattle'is. Ma arvan puht olemuslikult ka. Kaarel? Nõus? Okay. Kindlaid käsi on vaja sinna Jacksonville'i natukene, siis ma arvan, et on. Siis ja paar sükest huvitavat sükest under the radar treidi ka, et siis Los Angeles Chargers, kes siis kaotas eelmine nädal Joe Aldi jälle teist korda selle hooajal oma left tackli ja nüüd ta on hooaja lõpuni väljas ka seesama hüppeliiges, nüüd peab opile minema, nad treidsid endale siis Saintsist Trevor Penningu, kes on siis suht underachieving esimese raundi pikk, siin mõned aastad tagasi, et Chargersil lihtsalt ausalt öeldes nagu inimesi mängeid vaja ründeliini, et neil on paganud Bobby Hart, sai ka viga, kes alustas right tackli peal, tuli otse tiimri pealt. Underachiever on isegi head Chargersi liini jaoks. Jah, okei, võib-olla tõesti, jah, ma üritan hästi öelda, aga jah, see on tõesti probleem. Ei nagu selles mõttes, et Penning nagu sa pead selle mingi selle dice rolli võtma vaata, et Penning jah tõesti pole nagu Saintsis hästi mänginud ja pigem on ta siuke nagu penaltimasin olnud, aga Chargers lihtsalt vajab lineman. Ja mingisugune talent on olemas, tal on kogemus ka NFLis alustamisega, et selles suhtes. Siis Bears treidis endale Joe Tryon Shorinka ka, minu lemmiku defensive endiga ma iga aasta off-season räägin, et seal on venel potentsiaali, aga väga ei ole enam. Kusjuures ma ütlen sulle nii palju, kui me olime seal flagi scrimmage'is ja siis vahepeal Jan Joonas käis vist nagu mobla vaatamas, tuli, ütles mul Kallast ära kurvast, et Quinn Williams, aga siis ta ütles, et hiljem rääkisime, et ainus põhjus, miks ta teab Joe Tryon Shorinka nime on see, et ta on podcasti kuulanud ja Ülar räägib temast nii palju. Täpselt. Aga kui ta niimoodi jätkab, siis väga palju me enam tast ei räägi, sest et ega ta midagi muud ei tee, kui ta liigub ainult, on ju. Aga siis viimane treid, Ravens tegi 2 lükket, sa korra mainisid juba Jair Alexanderit treidisite siis Philadelphiasse, sest et kas ta ei sobinud teie skeemi või mis sa arvad, mis seal juhtus? Ta vist ei mänginud lihtsalt, selles mõttes nagu ikka Ravensil nagu cornerid on, kuigi nüüd ilma Jairita, aga ta praegu lihtsalt ei mahtunud vist rotationisse ja Eagles on täpselt see meeskond, aga hinda vaadates vaata, ta läks kopikate eest, et see ongi see, et Jair oli nii palju, kui ta see aasta mängis, ta oli suht kukk. Ja aga teine lüke, mis on tegelikult võib-olla väga suure efektiga on Tremont Jones Tennessee'st läheb siis Baltimore'i outside linebacker, kellel on viimases 4 mängus 4 säkki, igas mängus 1 säkk. Et see on siuke buy low but high ceiling nagu pass rusher, eriti kui te kaotasite Broderick Washingtoni ka just on ja kaitseliinist. Ja tegelikult kui kaasata veel see Odafe Owe Alohi Gilmani trade vaata paar nädalat tagasi, mis lubas jälle Kyle Hamilton, et see on põhimõtteliselt Odafe Owe asendaja. Aga ütleme nii, et Tremont Jones on siuke füüsiline kuradi edge-setter, ta mängis Denveris paar aastat tagasi, ta oli ju tegelikult, ta tuli tackli peal, kui ma ei eksi, ta on lihtsalt alla võtnud kõvasti või mingi raske end või midagi sellist. Et mulle Tremont Jones nagu selles mõttes mängijana hästi meeldis, lihtsalt ma ei oodanud, et
et tema nagu liikvel on, aga ta pakub kohe pass rush'i see nädal. Ohio State'i kutt, kurat, ma unustasin ära, ma unustasin ära, jah, oli küll Ohio State. Lahe mängija, hästi lahe mängija, siuke hästi füüsiline, siuke põkk kuradi edge rush. Lahe mängija. Ja siis Tallas üks teine lükki ka veel, Logan Wilson siis, kes tahtis Cincinnati linebacker, kes oli Superbowlis seal Jermaine Brattiga koos, aga kes bench'iti siis see aasta ja kes tahtis treidi ka siin paar nädalat tagasi, siis ta lõpuks saadeti Cincinnatist Tallasesse ka kopikate eest, aga ausalt öeldes ma ei tea, kui palju selle venna ka alles on, et ma arvan, Tallase kaitse sai Masi Smithi, Quinn Williamsi, sorry, ja Logan Wilsoni, ma arvan, et nad väga ei päästa seda kaitset, aga me räägime Tallasest niikuinii kohe. Et lähme siis, võtame eelmise nädala kokku, et meil on siuke kaks huvitavat neljandat veerandaega oli eelmine nädal, et mäng, kus seekord läks vastupidi. Bears 4 minutit enne mängu lõppu või 5 minutit mängu lõppu, Bears läks ette 41-27 on ju, Bengalsi vastu. Siis arvad mäng läbi on ju, Joe Flacco suudab visata seda palli küll päris hästi, ta suudab skoorida ründes Bengalsiga, aga Bengalsi kaitse ei saa ühtegi stoppi nagu siin on arvates mäng läbi ja siis 2 minutit 46 enne mängu lõppu. Flacco oli päris lähedal skoorimas touchdowni 5 yardi peal Bengalsil ja siis viskas interceptioni ja siis oli küll okei, davai, nüüd on mäng läbi, et nagu kõik. Aga siis juhtus fucking ime. Bengalsi kaitse sai 3 and out'i ja kõik timeout'id alles ja sellega see kaotas ära ainult 27 sekundit. 55 sekundiga Bengals suutis skoorida touchdowni ja said onside kicki kätte, sest nad lõid selle nagu Bearsi mängija vastu, et pall peab muidu 10 jaardi liikuma edasi, aga kui üks vastasmeeskonna mängija puutub seda palli enne 10 jaardi, siis see live ball, siis see fumble on ja siis õnnestus või joppas natukene Bengalsil, et nad lõid selle palli vastu Bearsi mängijat ja siis nad said onside kicki tagasi, mis on vinge, sest seda ei juhtu väga palju ja 49 sekki hiljem Bengals skooris jälle touchdown. Ja nad läksid 2 pointile ka oma esimese touchdowniga, mis nad skoorisid, mis tegi siis selleks hetkeks skooriks 41-42 Bengals, aga siis Bears vastas 4 play'ga 72 jaardi touchdowniga, kus oli Costal Lovelandi suur catch and run, kus siis Jordan Battle mistis tackli Bengalsi kaitse poolt, et Bengalsi kaitse lõpuks tegi ikkagi oma asja ära, et Kallaste, sellega lõppes suht Bengalsi hooaeg või? Jah, aga ma arvan, et see hooaeg oli tegelikult läbi juba mõnda aega tagasi, kui Joe Burrow vigastada sai, aga jah, see on nagu pärast seda pagana mängu oli riietusruumis, Chase Brown ütles nagu, või see oli jälle see, et siuke nagu, ta ei olnud päris otseselt seda niimoodi, ta ei mõelnud seda ilmselt nii, aga ta ütles, et kaitse win the fucking game, eks ju, ja Jamar Chase ütles seal umbes nii, et ma ei hakka kaitset kritiseerima, et umbes järgmine nädal nad tulevad mind kritiseerima ja midagi sellist, et tundub, et nagu vundament rapub ikka päris korralikult seal Bengalsis, et see on loogiline, vaata, mis hooaeg seal on olnud ja vaata, kui katastroof see tegelikult on, see ei ole nagu üldse üllatav tegelikult. Sa ütlesid Burrow, kurat, kas Burrow suudaks paremini mängida kui fucking Flacco? Flacco skoorib 50 punni mängus. Ma hoian seda kuradi teiki tagasi, mis mul nende Joe'de kohta on, aga tead jah, Burrow on jah. See on kaitseprobleem, aga teiselt poolt meie Chicago fänn, Kaarel, kas see mäng oli natukene... Kas see nagu näitas uut asja Caleb Williamsi selle ründe arengus või? Et nagu nad juhtisid, terve meeskond ju tegelikult nagu blow'is oma liidi tegelikult, et see väga lihtne oleks olnud siuke kõva meltdown seal lõpus juhtuma, aga nad rallisid selle viimase 54 sekki palju neile mängu lõpus jäi ja skoorisid selle touchdowni, et see näitas ka ju minu meelest järgmist edu või nagu sammu edasi ju Bearsi koha pealt. Üks asi jah see, et võideldi nagu lõpuni välja, et tuli ära lõpuks, aga teine osa sellest on see, et kui su rünne ei näe Bengalsi vastu hea välja, siis nagu sulle pole absoluutselt lootust. Ehk siis liiga palju nagu ei saa sisse vaadata siia nii nagu, et kõik töötas, aga see töötas, sest Bengalsi vastu mängisid, aga hästi tore see osa sellest oli ikkagi Colston Lovelandi nagu breakout mäng siin, et lõpus, mis oli 50+ jardine touchdown sinna otsa ja selles suhtes tore näha, et siuke receiving tight end on olemas. Muidugi tiim tahab rohkem Cole Kmetti kasutada, sest ta blocking ja kõik see osa on palju parem, aga jah, lahe näha vähemalt, et mingisugune positiivne asi jälle seal ründes ja Kyle Manonga ei ka muidugi jõhkar mäng, 170+ jardi jooksu, aga touchdown ei saanud. Aga selles suhtes väga lahe näha, et tal on see olemas ja siuke workhorse back ka, et jaksab niimoodi terve mängu panna
ja vist Swift on leaning, noh, ma ei tea, kas ta järgmine nädal mängib, aga Monangai saab kindlasti hooaja lõpuni siin veel väga palju võimalusi, nii et lahe näha. Ja no Monangai. Ta oli 3 nädalat oli seal Fantasy's, mõtlesin, kas ma pikin ta üles, kas ma võtan ta üles, nüüd ma jäin hiljaks, ta käis minu tiimist, ta käis isegi minu tiimist läbi, kui Swift esialgu vigastada sai, aga siis ma troppin kellegi teise jaoks. Ja, et see on see koht, kus fantasy mängida, fuck. Nagu ma teadsin, et see juhtub mingi aeg, aga miks ma nagu ei hoidnud, vaata, on ju. Et aga see teebki selle lõbusaks. Siis teine mäng, samasugune suke crazy 4. veerandaeg oli Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders, kus siis 4. veerandaja alguses oli seis 69 ehk siis 6-9, Raiders juhtis ja siis viimasel veerandajal skooriti touchdown ja mäng läks lisaajale 23-23 ja siis lisaajal mõlemal meeskonnal oli pall ühe korra. Jälle see küsimus, miks on lisaaeg ainult 10 minutit, vaata, miks see muudeti ära, sest et Jacksonville skooris touchdowni, mis tähendas siis see, et Raiders peab touchdowni vastu skoorima ja 2-point conversionile minema või siis uuesti ootama, et kaitse saab hakkama, et saaks uuesti ründes siis game winning field goal'i lüüa, aga juhtuski täpselt nii, et meeskonnad raiskasid aja nulli, kui Raiders skooris touchdowni 16 sekki mängida veel ja õnneks, et me ei taha järgmist viiki NFL-is saada, siis Raiders otsustas, et me läheme 2-point conversionile seal mängu lõpus, et üritame mängu ära võita ja üks hea play Jacksonville Jaguarsi kaitseliinis ka, kus nad said käed üles ja siis tippisid passi, kus Tyler Lockett oli wide open end zone'is, et nagu see oli nagu Jacksonville'i jaoks siuke väga-väga hea võit ja Raidersi koha pealt, et ma ei tea, enam hullemaks ei saa öelda, et nagu see meeskond ei ole nii halb, aga nad lihtsalt leiavad viise, kuidas kaotada, mis ei ole nagu hea, eriti arvestades, kus Pete Carrolli ja selle meeskonna nagu direktsioon on, et nad pigem järgmise paari aasta jooksul vaja teha midagi, et neil ei ole sellist long-term build-up'i väga. Aga Kallaste, Jacksonville'i koha pealt väga südikas võit ju võõrsil ka, vaata, siuke väga tähtis võit. Ja, et oligi, et nad hooaeg alustasid ju vaata nii tugevalt, aga nüüd viimased paar nädalat on võib-olla nagu maa peale tagasi tulnud sellest, ma ei tea, Chiefsi võidust, sellest Lawrence'i lõpujooksust, et jah, ma arvan, nad vajasid seda, eriti kuna me rääkisime, et neil on seal vigastusi ja püüdjad on nii, nagu nad on, et noh, natuke peab joppama ka NFL-is selles mõttes, et kui Brock Bowers sust niimoodi üle sõidab, siis sa pead nagu ära võtma selle mängu, aga Jax näitas, et nad on võimelised neid mänge võitma nii koledad, kui neid ka ei oleks. Kaare, kas sa treidisid Brock Bowersi meie liigas ära või sa treidisid ta endale? Ta sai selle, arva, kes ta ära treidis. Ära treidis, jah, Kallast oli see, kes ära treidis, on ju. Jah, no siuke tead, et on plahvatuslik vend ja see positsioon on tavaliselt siuke, noh, saad oma 3 catch'i või siis 1 touchdowni kätte, siis saad rahul, aga samas sul on siuke talent eelmine aasta, kes näitas ka, et vend on nagu tight endi positsioonil siuke, kes suudab mängu enda peale võtta ja noh, Prime Kelsey oli viimati vist selline, noh, Tucker Craft paar nädalat tagasi ka muidugi ühel nädalal, aga äge oli näha, et Brock Bowersi tood sinna ja järsku näeb Gino Smith ka täitsa okei välja ja no Myers oli ka terve seal, muidugi talle pead tähelepanu pöörama ja siis Trey Tucker nüüd uus wide receiver 1 vist Raidersis, et ta oli ka tubli seal. Ja noh, Genti jooksud on nagu Genti jooksud ikka, et 2 jardi behind the line of scrimmage saab juba nagu vastastiim teda puutuda ja noh, andis endast parima. Aga jah, Brock Bowers on tagasi, on äge vaadata kohe Raidersit. Jah, ja noh, Jacksonville'il on nüüd tuleb seda divisionis läheb huvitavaks vaata, sest et Colts võttis ka sammu tagasi, et siin kui divisioni peale läheb see mäng varsti ära, aga ma nägin just uudis ka see Tallase Marshawn Keeneland suri ära. 24-aastane. Et just 2 päeva tagasi oli ju fumble recovery touchdowniks ju. Nagu söge, kuidas elu võib muutuda nagu. Meil kogu aeg kaitsekoordinaator kogu aeg rõhutas seda. Sa ei tea kunagi, millal see viimane trenn on. Kurat, sa ei tea kunagi, millal see viimane fucking päev on, nagu sa ei tea kunagi, millal see tuleb, et eks kahju ja eks me kuuleme siin, mis siis täpsemalt juhtus ka, et kahju igal juhul. Siis Minnesota Vikings võitis 27-24 Detroit Lionsit. J.J. McCarthy'l oli 2 head drive'i mängu alguses, skoorisid 2 touchdowni, peale seda läks veits allamäge, aga 4. veerandajal Lionsi field goal blokiti ja sellega nad said siis Vikings 10-punktilise edu seal ja siis hoidsid selle mängu edu lõpuni ja täiesti mängu lõpus J.J. McCarthy'le anti pall 3rd and 5, sul on first down'i vaja, et mäng ära lõpetada
ja selle asemel, et joosta ja kulutada aega, ta andis võimaluse visata ja viskas ilusa söödu Naylorile ja lõpetas sellega mängu ära, et sul on Vikingsis järg seljas, Kaarel? Kas JJ-ga saad võita, aga see ei ole ilus või mis sa ütleksid selle kohta? See oli jah, aga kõige tähtsam siin oli see, et ta nägi kompetentne välja, mis võib-olla esimesed paar vooru ei olnud asi ja et üldse receiver'id on seal alati olemas, offensive line sai vist päris hästi hakkama seal mängus ka, et kõik need olulised play'd, mis ma nägin, seal anti aega. Nii et mis on nagu tore näha, et Vikingsi receiving core on üks kõige lahedamaid NFL-is, seda on äge vaadata, kui asi funkab ja siis McCarthy pani vähemalt selle funkama, kui kas ajutiselt või siis, et nüüd saabki McCarthy siis areneda ja aina paremaks minna. Ja no nad kohati kas päästsid hooaja, nüüd neil on 4 võitu, 4 kaotust ja võtsid siis divisioni võidu ka tähtsad, nad tulid tagasi playoff race'i, sest nad olid siin päris halvad, nägid välja kohati, et aga Kallaste sellest kaotusest Lionsi koha pealt, et nagu on see mingi takeaway või see on üks nendest divisioni mängudest lihtsalt? Noh, ma ei tea jah, me eelmine nädal ütlesime siin päris julgelt, et ma ei näe nagu võimalustki, et JJ McCarthy mängu võidab, aga tegi selle ära, et Detroiti osas no jah, see on see, et any given Sunday, eks ju, et võib-olla Jared Goff astus vale jalaga voodist välja või mis iganes, aga ma arvan, et see on täpselt see nagu see kõhklus, mis võib tekkida vaata nagu selle Detroiti osas ongi nagu see, et kui selliseid mänge nagu aeg-ajalt ikkagi sisse lipsab, mis siis kui play-off'ist ja tuled on eredad ja surve on peal ja vastased skaudivad ainult nagu otsivadki seda pressure plan'i ja tegelikult Lionsi ja Goffi osas on see plan ju selge, et Vikings võib-olla suutis lihtsalt selle run game'i peatada, Jameer Gibbsi peatada ja selle pealt tuli, et ma ei usu, et Lionsil nagu katastroof on, aga ega see ilus kaotus nagu ei ole kuidagi. Jah, nõus, aga neil läheb NFC nagu wide open ka selle koha pealt, et see ei ole õnneks kõige hullem ja miks see on wide open, sellepärast et Green Bay Packers suutis ka kaotada kuradi 13-16 Carolina Panthersile nagu, kui sa räägid just mängust, mis me eelmine nädal rääkisime, mis see kindlasti ei juhtu, siis see järgmine, mis see kindlasti ei juhtu, et nagu ikka Packersi kaitse mängib hästi, 16 punni Panthersile anda, super, Rico Daudel oli 2 touchdown'i, 2 pumps too, mis siis kaotas põhimõtteliselt 1 extra pointi väike Key and Peel skit, et mis probleem Kallaste Packersil on? Me arutasime ka seda peale mängu, et nagu mis neil tegelikult suurem probleem on? Ma ei saa aru ja nüüd on see probleem veel suurem, kui Tucker Kraft vigastada sai, et et see on see wide receiver 1 puudumine on nagu see, mille juurde alati tulla ja Kraft nagu just kui see aasta on see olnud, et me enne hooaega need esimesed 2 nädalat muidugi võib-olla mõjutasid meid nii palju, aga see tundus nagu, et okei, nüüd Packers sai oma kaitse korda. Ja kaitse võib-olla hoidis ka piisavalt, aga siis on teiselt poolt iga kord, kui kaitse on korras, siis Jordan Love või rünne ei liigu. Et nad ei saa jooksumängu käima, isegi kui nad selle käima saavad, siis küll Jordan Love viskab mind 2 lolli inti ja ühe see, kes see Panthersi corner oli täiesti üksi jooksnud punt return'ina põhimõtteliselt seda mängida. Et Packers lihtsalt on nagu, Packers on nii frustreeriv tiim, sa ei saagi aru, mille pärast nad kaotavad, et mis nad paremini ei mängi on nagu see küsimus, et kuidagi alati on mingid jaburad kaotused sees ja siis mingid viigid Tallasega ja kaotused Clevelandile ja mis iganes, et ma ei tea, Packersit nagu praegu favoriidiks pidada on minu jaoks palju või soosikuks isegi. Kaitse on olemas iseenesest, aga just see rünne on nii ebastabiilne, et see on nagu väga, nagu eriti arvestades, et sul on rünne suunatusega peatreener nagu Matt LaFleur ja sul nagu talenti peaks paberil olema seal, et aga Kaarel, Panthersi koha pealt, kas me saame neid nagu tõsisemalt võtta nüüd või? Mul tundus, et see oli rohkem siuke, et Packers lasi ennast täis, aga vähemalt mis Panthersil on, neil on nagu see rushing identity tulnud nüüd koos Rico Dowdliga, et need 2 mängu, mis olid mingi 3-4 vooru tagasi, kus Dowdl lihtsalt jooksis mingisugune 250 pluss jaardi või 200 pluss jaardi. See nagu näitas, et okei, me võime niimoodi funktsioneerida ja Bryce Young näeb kohati kompetentne välja niimoodi, kui see rushing attack niimoodi töötab. Ja see nädal. Ja see kaitse on ka paganama hea. Kui see Derek Browni, see chase down tackli pealt, kuradi ma jõudis kuradi ma sinna sideline'i, nagu see näitab hustle'it, sul on nagu Christian Roseboom mängis väga hästi, ma kirjasin 15 touchdown'i siia, ma mõtlesin 15 tacklit, 15 touchdown'i ühes mängust, linebacker on ikka palju. Siis Nick Scorton on väga hästi mänginud, nende rookie defensive end ka ja see kaitse mängib hästi, et nagu see, nad on väga old school meeskond, mängi head kaitset ja jookseme palliga, Price ära teeb vigu põhimõtteliselt, et see asi, sest et nagu kas Price'il oli siin 100 jaardi passingut ainult või midagi taolist, et väga palju, väga nagu explosives ei ole.
JC Horn on ka iga kord, kui ma olen näinud, noh, ma tihti kaitsemängu ei jälgi, aga kui ma näen, et ta on siuke up there selle hooaja põhjal lockdown nagu corneritega. Iga kord, kui ma näen, et mingisugune staar mängib JC Horni vastu, siis tal mingisugune tipp on nagu, et ta ei tee oma parimat mängu selles mängus, et seda on ka näha. Minu arust see mäng tegi ka, kas ta tegi interception'i või midagi, aga ta lihtsalt näeb siuke väga konkreetne välja seal kaitses. Trevor Morning mängis ka väga hästi safety peal, kes tuli Raidersist off-season oli ka. Aga viimane mäng, millest pikemalt räägime, on Buffalo Bills Chiefs mäng, mis oli see haibitud mäng, tavaline play-off'i rematch, tavaliselt 2 AFC powerhouse'i, kes on NFL-i vaadanud 20 aastat, teavad vana Patriots, Coltsi mängud on ju Peyton Manning, Tom Brady, nüüd meil on sama versioon, lihtsalt Buffalo Bills ja Chiefs, Mahomes ja Josh Allen. Aga nagu iga hommik siis päike tõuseb, siis Buffalo Bills võidab regular seasonil ja Chiefs siis arvatakse võidab play-off'is jälle, et Buffalo võitis päris kindlalt 28-21 Chiefsi on ju. Et Kallaste, midagi üllatavat ei olnud, võib-olla ainult see, et esimest korda Mahomesi karjääris tema completion percentage oli alla 50%, et nagu Billsi kaitse mängis väga hästi on ju. Jah, et noh, see vist ongi, et noh, Joey Bosa tegi täpselt seda, miks nagu Buffalo teda vajas või miks nad Von Milleri tõid paar aastat tagasi sisse, et nad vajavad seda nagu viimast seda push'i, et Chiefsist nagu jagu saada. Et noh, see oli täpselt nagu siuke mäng, et noh, vaata, me rääkisime ka eelmine nädal, et sellist mängu on isegi nagu raske preview ida ja võib-olla tagantjärgi isegi analüüsida, et noh, Buffalo võitis, see oli siuke play-off atmosphere mäng. Aga jah, Buffalo siis võttis regular season ära, et nüüd on oodata siis divisional roundis või championship roundis rematchi, kus Chiefs võidab. Ja Chiefsil läheb raskeks, kusjuures Chiefsil läheb raskeks divisioni võita. Billsil on divisioni võit täitsa reaalne, veel mängivad korra Patriotsiga on ja, et siin võib reaalselt esimese raundi match-up ka olla kahjuks. Nagu kus Chiefs on vajad vaata. No, Evansi fännina see kõlab isegi päris hästi. Minge kokku esimese raundi. Saab ühest lahti. Saaks ühe välja neist on ja. Ja ka Billsi poolt Josh Allen 26 viskas 23, 265 jardi ja touchdown. James Cook oli siis esimest korda jooksis üle 100 jardi Chiefsi vastu 27 mängu Chiefsil oli rekord siis kaitses, et mitte keegi pole jooksnud üle 100 jardi üks mäng ja siis James Cook tegi sellest üle. Dalton Kincaid mängis väga hästi, et nagu kui Kincaid on see, suudab niimoodi mängida regulaarselt, siis see rünne on päris ohtlik, sest selle jaoks nad draftisid ka ta esimeses roundis, et ta Kelsey-laadne tight end on ja. Aga Kaarel, Billsi Chiefsi mängust, mis sul suurim takeaway oli? Palju sisse vaadata minu arust ei ole, sest Chiefs on ikkagi viimased mingi 4 nädalat enne seda mängu nägi päris hea välja juba. Ja et kui jõuab asi play-off'i, siis nad on täiesti teistsugused jällegi, nii et Chiefsi poolt seekord läks halvasti, play-off'is arvatavasti on parandused tehtud ja kõik töötab paremini. Aga jah, selles suhtes Kincaid oli lahe vaadata, et ta niimoodi käima sai, aga samas see oli siuke esimese veerandi asi ka, et mängu alguses kohe hakkaid tal loopima, teises pooles nii palju ei teinud. Teises pooles oli muidugi juba asi nagu ära otsustatud. Chiefs skooris või konvertis selle 4 ja 17 seal ära, mis oli mingi kõige lihtsam asi mängu lõpus üldse. Ma ei ole kunagi näinud, et kui ükskõik mis teine tiim saab 4-17, siis mitte nagu see näeb on alati mingisugune Hail Mary, aga nende jaoks oli see lihtne mingisugune nagu slant play ja lihtne conversion. Pärast seda conversionit me istusime seal Semudega diivanil ja mõtlesime, et mina mõtlesin, et davai, et Chiefs võidab seda mängu kuidagi, et ma ei tea, kuidas, aga 4-17 lihtsalt see on mingi voodoo jama, et Kansas City tuleb tagasi, aga kahjuks õnneks ei tulnud. Ja üks nimi, kelle veel silma peal hoida Billsi poole võtta Maxwell Harrison, kes on siis rookie corner Kentuckist, kes siis mängu lõpus ta võttis selle võidu interceptioni põhimõtteliselt ja ta on nüüd terve, et tal oli esimese 2 kuud jäi põhimõtteliselt vahele, et see on üks nimi, kelle silma peal hoida, sest Billsi kaitsel on cornerback oli nõrk positsioon ja kui ta suudab nüüd step up'ida ja mängida suuremat rolli, siis see annab ka järgmise elemendi sellele kaitsele. Aga hüppame teise mängud ka kähku läbi, mis eelmine nädal olid. Kallaste Thursday Night Football oli, mis te Ravensiga tegite sa? Ravens jooksis mea vist üle, et Lamar on tagasi, vähe jarde, 4 touchdown söötu ja kaitse tegi turnoverit. See on nagu see valem, millega Ravens need terve see Lamari ajastu võitnud on, et nüüd on see, et Miami oli kohustuslik võit, nii nad peavad edasi võitma, et jah, suurim takeaway on jah see, et Lamar on tagasi ja nüüd tal oli siis 10 päeva puhkust enne seda pühapäeva, et tahaks loota, et Baltimore'i edu jätkub siis.
jah, Kaare Kolle mainis ka juba, et nüüd tuleb see run ära teha, vaatame, kas suudavad. Siis San Francisco võitis 34-24 New York Giantsit, samamoodi kohustuslik võit ja Giantsi koha pealt sul oli üks töö kaitses. Vaata, et Christian McCaffrey ei suuda midagi teha seal ründes ja siis sul on nagu võimalus kaitses. Aga sa lubasid tal kokku 173 jardi ja 2 touchdowni. Ta jooksis, kuidas ta tahtis, ta püüdis, ta oli kõige nende leading receiver. Max Jones alustas 14-14 söötudega. Nagu see Giantsi kaitse nagu ei show up inud, seal on probleeme vigastus. Secondary on nii banged up itud, seal mängisid nagu 7. raundi rookid. Corey Blacki lüpsti igate pidi, nagu see oli kole vaadata kohe. Ja safety'd on ka paganama ei mängi nii hästi, et seal on linebackerid ei mängi nii hästi. Kaitseliinis hästi mängida, sest kõik ülejäänud on nii pask, et nagu jah, väga palju probleeme. Et aga Giantsi ründe koha pealt Tardil ei ole väga palju weaponeid, aga ta mängib iseenesest hästi, et ta suudab explosive play'si natuke kreitida, kas jooksuga või sööduga ja 2 passing touchdown ja 1 rushing touchdown, et solid. Rookie quarterbacki kohta, aga San Francisco oli liiga palju selle jaoks, aga San Francisco kaotas järgmise mängija. Ta kaotas oma esimese raundi drafti pigi Mikel Williamsi kaitseliinist, et nagu see läheb järjest hullemaks nende kaitsesituatsioon, et see on üks asi, mis võib-olla San Francisco ükskord kätte maksab, kui heade meeskondade vastu lähevad mängima, aga eks me näe. Siis Kallaste, Steelers, Colts. Steelers Colts jah, võib-olla esimene kord, kus Colts tundus haavatav, aga jah, Pittsburghi kaitsel oli vist äkki 6 takeaway'd, kui ma ei eksi. Jep. Et see on hea valem ja see, et Colts isegi 7 punkti sees oli nagu natukene üllatav, aga jah, täpselt nagu me eelmine nädal rääkisime, et Pittsburghis peavad need vanameistrid play'd ära tegema ja Colts peab võib-olla natukene eksima ka, et Coltsi puhul ma mingit häiret ei laseks, aga sellisest kaotusest on vaja toibuda, et Daniel Jones tehti pocket passeriks või Daniel Jones tegi neid vigu, mida nagu temalt oodata on, et nüüd on küsimus, kas ta suudab neist taastuda, sest ta on ju ikkagi franchise quarterback seal nüüd järgmised paar aastat. Selle ühe saucy treidi pärast on järsku franchise quarterback. Siis Chargers võitis 27-20 Tennessee Titansit. Close kui me arvasime, aga Tennessee Titans 20 punktis skooris ainult 1 touchdowni ründes, üks oli Pick 6 ja teine oli punt return touchdown, et Taik nende see returner on päris hea söge vend rukkina, aga Chargersi koha pealt võitsid, aga kaotsid oma left tackle Joe Aldi, nagu varasemalt öeldud, et jah, kohustuslik võit, aga ei tunni lihtsalt võib-olla kui oleks tahtnud, siis aga rääkides lihtsatest võitudest Kallaste Rams jah, siin ka see oli üsna ennustatav, et see mäng läks algusest peale või tegelikult alguses korraks nagu oli see, et okei, äkki Tyler Shookil on midagi ja siis jah, pärast poolaeg oli see mäng läbi, et time of possession oli siin 16-44 Ramsi kasuks, et seda statistikat üksi vaadates juba tead, mis see tulemus oli, see oli suur võit Ramsile. Siis rääkides suurtest võitudest, Seattle Seahawks võitis 38-14 Washington Commandersit ja Ott on hyped, ta kirjutas siia ainult hyped asju meile notesidesse, arusaadav ka miks. Sam Darnold oli esimesel poolajal 100% completion'it, 282 jardi ja 4 touchdowni, see on esimene poolaeg. JSN-il oli 129 jardi jälle, tüüpiline on ju. Tory Hortonil 2 touchdowni ja Washingtonil läheb see asi järjest hullemaks, kaotasid siin mängus Luke McCaffrey, nende noore receiveri, Marshall Lattimori kaotasid siin mängus, mõlemad on hooaja lõpuni väljas, Trey Amos see viga, tal on potentsiaal võimalus tagasi teoaeg ja mängu lõpus, kui nad olid suurelt maas, nad veel kaotasid ka Jaden Danielsi ja pärast Dan Quinn Commandersi peatreener võttis vastutuse ka, et ütles, et jaa, Jaden Daniels ei oleks pidanud enam mängus olema selles hetkes, et ta siis dislocated oma vasaku käe, siis mitte viskava käe, käis siis küünanukis, käsi väljas, et päris kole nägi välja. Aga jah, Washingtoni hooaeg ka kahjuks suure tõenäosusega lõppes ära nagu sellega, et Marcus Mariotaga on siit raske edasi minna. Aga Patriots päästis kohati natuke oma, jätkas oma winning streak'i jah, Falconsi vastu Kallaste. Jah, et see mäng oli kuidagi, see on nagu see, et ma ei tea, Patriotsi Falconsi mäng nagu võib-olla ei kutsu niimoodi vaatama, aga ma arvan, et või vähemalt eelmistel aastatel ei kutsunud, aga nüüd kui Drake May seal spinnib ja Drake London teeb sellised mänge, siis pead lihtsalt vaatama, et Londonil oli vist 3 touchdowni, et nagu täpselt selline vinge mäng kõikide nende vahel, nagu me just rääkisime, et selline kindlaid võita järjest ja siis seal tegelikult oli siuke Patriotsi Falconsi slugfest, kus 24-23 lõpuks ikkagi Pats võttis ära, et Falconsi kicker võib-olla mängis selle mängu neile maha, aga jah, New England jätkab siis AFC's teisel kohal või? Jah, oma division liidrina on ju, mis on süge öelda. Ja rääkides meeskondadest, kes suudab viimasel veerandil kastanid tulest ära tuua, on Denver Broncos, kes võitis 18-15 Houston Texansit. Mõlemad kaitset mängisid väga hästi, et nagu ausalt, need on nagu
kui lihtsalt visuaalselt vaadates NFL-i 2 kõige paremat kaitset Texansil ja Broncosel, nagu söge, kuidas nad mängisid ja aga noh, Texansi poole pealt läks asi raskeks, sest et Stroud sai siis peapõrutuse, et ta läks mängu keskel ära, siis Davis Mills oli mängus lõpus sees ja aga Broncos jälle 4. veerandajal 11 punkti skooris, Texans skooris 0 ja Texans saab ise süüdistada tõu, sest nad olid 2 korda Broncose 5 jardi sees ja mõlemad korrad nad leppisid field goal'iga, et lihtsalt 14 punkti, mitte lihtsalt, aga lihtsalt 14 punkti jäeti lauale, et Texansil oli kõik võimalused see mäng võita, aga meie kaardijääk Broncos tulid jälle tagasi ja võitsid. Et noh, eks me näe kaugele nad sõuavad nende ühe positsiooni võitudega, on ju. Ja viimane mäng Kallaste, Cardinals Cowboys. Jah, Kaarel võib-olla korra mainis, et Tallase kaitse vastu saab igat quarterbacki fantasy's alustada või igat mängijat isegi, et Cardinals tegi justkui nagu mida iganes nad tahavad ja pärast seda Javonte Williamsi fumble'it nad pingi pealt ütlesid, et Javonte on äss ja kõik see, et ja kui nad ühe touchdown'i sisse jooksid, siis vist mingi liinimees karjus, et this is so easy, et Tallase kaitse vastu kõik tundubki easy, et nüüd tahaks näha, kuidas Cardinals edasi mängib, aga 27-17 võit. Nad püsivad elus, eks me näe, mis tulevik Kyler Murray ja Jacoby Brissetti osas toob, aga Cardinalsi kaitse nägi väga hea välja. Ja Cowboysi rünne, see üks touchdown oli ka ju pant sama Keenlandi touchdown, kes kahjuks lahkus meiega seast täna hommikul. Aga Kaarel, me saime kõik mängud läbi võetud, sul veel mõni asi nendest mängudest, midagi silma jäi või, mis me ei maininud? Drake London posteris seal 3 korda või 4 korda mängu jooksul, mis kindlasti Christian Gonzalez oli seal üks nendest ohvritest ja siis Marcus Jones vist oli teine või? Ja Marcus Jones oli teine, see oli siuke, et nagu mingi 4 korda ühe mängu jooksul lihtsalt võtab sul pea kohalt palli ja 3 nendest olid touchdown'id ka veel ja selles suhtes oli kõige siuksem flash'im asi minu arust seal eelmise nädala juures. Ja aga Kaarel, kui me nüüd lähemegi nädala mängijate juurde, kes su ründemängija oli siis? Minu ründemängija ongi Drake London, see on hea siuke üleminek sellele, aga jah, siuke väga äge oli näha, et tema ja Penixi connection on päris heas kohas, et kui Atlanta ümber on nii palju siukest ebakõla ja mis töötab, mis ei tööta ja siis minu arust Penixi ja Londoni connection, siis mis oli Pillsi vastu, tegi ta mingisuguse 100+ jardi ja touchdown'i ja nüüd see mäng, kus on 3 touchdown'i. Et vahepeal oli vist vigane mäng Miami vastu, aga et muidu on küll väga siuke tugev mängija, nii et mulle meeldib. Ja noh, Kallastel on samamoodi nüüd Drake London ründemängijana, täiesti aru. Ja et noh, kui vaja 4. uues, ma võin siia Lamar Jacksoni nime panna, aga ma panin Drake'i kirjades sellepärast, et selliseid nagu stand-out performance'id oli tegelikult päris palju, millest valida, Powers püüdis 3 tükki, Drake püüdis 3 tükki, Kyle Moron käis breakout's, et see ongi nagu see, et neid individuaalseid performance'id oli nii palju see nädal. Ja Kallas just mainis ka meie omad ära, siis minu oma ongi Kyle Morangai 26 carry't, 176 jardi, 6,8 average, on nagu rukkina 7. raundi rukkina supertöö Bearsi ründas, kui see Bearsi rünne suudab stabiilse jooksumänguga käima saada, võt siis see võib väga huvitavaks minna ja Otil oli siis Brock Powers 12 catch'i, 127 jardi, 3 touchdown'i, easy money on ju. Et ta põhimõtteliselt Drake London ja Brock Powers tegid kõik, et tassid oma meeskond võidule, aga mõlemad kaotsid 1 punktiga lõpus, mis on nagu päris irooniline. Kaitsemängijates, mina võtsin Dayan Henley. Jah, kui Jan ei teab, kõik podcasti kuulajad saavad veel ühe ja seekord hea kaitsemängijaga tuttavaks, sest ma olen Dayan Henley't pushinud siin terve aasta, sest mulle räigelt meeldib, kuidas ta mängib Chargersi Mike Linebacker. Ta oli 7 tacklit, üks sack, 1 tackles for loss, aga statistiliselt mitte midagi erilist, aga ta mängis selle mängu 2 päeva pärast oma venna surma. Et nagu see emotsionaalne, see kuidas oma säki sai ka, et nagu see on, need hetked on, ma ei saa öelda vinged on ju, aga noh, rewarding või mis iganes, ma ei tea, mis sõna ei saa kasutada, aga nagu müts maha poisi ja see tuli mängima, et pärast oma venna kaotust on ju. Kallaste, kes su kaitsemängija oli? Neid performance'id oli võib-olla numbriliselt suuremaid, aga Jalen Ramsey, kelle statistikast vist jäi ainult 5 tacklit, ma näed, et ta turnoverit oleks teinud. Aga lihtsalt see, et Mike Tomlin kinnitas, et ta mängib edaspidi nüüd safety'na, ma lihtsalt tahtsin selle välja tuua, kuna ma ennustasin seda, et Jalen Ramsey liigub varsti safety peale ja noh, see, kuidas ta pani Michael Pittmanile mingi 2 või 3 litakat ära, et noh, et Jalen Ramsey on nagu, ma arvan, tänapäeva NFL-is, kus noh, ma ei taha see vend olla, aga noh, võib-olla need
tacklimine ei ole pehmeks läinud, Jalen Ramsey sellega ei nõustu, et ma arvan, et tema karjääri teine faas safety'na võib olla täpselt sama hea, kui ta esimene faas corner'ina oli. Tema ja Kyle Tucker nägid ikka päris hea safety tandem välja, esimene mäng koos, et nagu see oli päris hea, et me räägime Pittsburghi kaitsest natukese aja pärast uuesti, siis Otil on Seattle'i vend safety Taio Okada, kes sai oma esimese interception'i ja päris hea interception oli ka, white safety ka muidugi nagu see läheb ka silma, on ju, aga müts maha ka tema ees. Kaarel, kaitsemängijatest on sul kedagi veel mainimata või? Ma ütleks, kui ma mõtlen, mis mulle silma jäi, siis DJ Watt selle strip sack fumble'iga seal ja üldse kogu see Steelersi nagu siuke liin seal. Kui sa vaatasid Coltsi mängijate valgeid uniforme, millega nad tulid mängule, siis see kaitseliin peksis nad nii läbi, et need olid väga räpased hiljem need valged kostüümid, nii et selles suhtes DJ Watt ja Hayward ja üldse lahe näha, et kui esimeses pooles asjad ei funganud neil, siis nüüd selles mängus töötas see täiel jõul nagu. Ja Highsmithil oli teiselt poolt samasugune, täpselt sama play, sack force fumble ja nagu, et see oli super ja DJ Wattil on see nagu teach tape, kuidas ta selle nagu tip and rip'is põhimõtteliselt, et natuke ghost movies ka seda nagu defensive endi koha pealt, et see on nagu igal pool need Instagrami kaitseliini coach'id, kes teevad hästi palju nagu sotsiaalmeedias, keda ma follow ka kõik on breakdown'inud täpselt, mis sammud sa võtad, mida sa fake'isid, kuidas sa bendisid sealt, et kuidas selle fumble'i sealt kätte said, et see on nagu vinge vaadata, et see oli tõesti hea mäng selle kaitseliini poolt. Aga saimegi siis ühele poole 9. NFL-i nädalaga, et poole on siis läbi ja vaatamegi siis korra tagasi selle 9 nädala peale, et kes olid siis meie nagu cover 3, kui meil oleks cover 3 award show'd, et me teeksime trofeed ja siis me saadaksime need usse, sest see on räigelt tähtsad neile, et nad tahavad saada need mängijad ja coach'id ja kes iganes on ja. Et siis kui me võtame tavalise kategooriad, meil on 8 kategooriad, coach of the year, comeback player of the year, offensive rookie of the year, defensive rookie of the year, offensive player of the year, defensive player of the year ja MVP on ja. Et meil on siis 7 spetsialisti on see aasta cover 3 podcast'is läbi käinud. Et siis me saame natuke rohkem suurema ülevaate, meil oli üks päris soe vaidlus ühe teema üle, aga sellest saame ka natuke pärast rääkida, et siis me võtsimegi kokku, igaüks tegi oma top 3 ja siis selle pealt võtsimegi kokku cover 3 awardid ja üks award läks ainult nagu nii-öelda jagamisel, aga oli siis tiebreakerit vaja vaadata, kui palju second place vote oli. Aga kui me alustame coach of the year'ist, siis suht ülekaalukalt võitis selle Mike Vrabel, kes sai siis 5 esimese koha häält ja Shane Steichen sai siis 2 esimese koha häält, ehk siis Coltsi ja Patriotsi peatreenerid ja ma ei tea, Kallaste siin vist tegelikult ei olegi muud, et nagu mõlemad on ju overachieving ja väga head tööd teinud treeneritena, on ju. Ja ma arvan, et see narratiiv või see näo äratundmine nagu annab Mike Vrabelile lihtsalt eelise, et Steichen on teinud tegelikult suurepärast tööd, aga jah, Vrabel ja see, mis ta New Englandiga, ja see ongi see, et mõlemast tiimist ei oodatud seda vaata ja nüüd nad teevad seda. Jah, Kaarel, sama või? Ma ise panin Steicheni seal lihtsalt puhtalt sellepärast, et kes nagu enne hooaega oli nagu madalamal sellel nagu, ta oli top 5 coach, kes nagu potentsiaalselt säki saab lähiajal. Ja nüüd ta on täiesti siuke, kogu selle tiimi ümber pööranud ja Patriotsi puhul ka see, samas käib veits mõlema tiimi kohta, et nad nii palju mingid tugevate tiimidega pole mänginud ka veel, et nad on siuke, ma tean, et Colts on Titansiga mänginud mitu korda ja siis iga nädal vaatad, mis nõrga satsi vastu see New England uuesti mängib, välja arvatud see üks Pilsi mäng, see ongi siuke, et see rekord ja see atmosfäär ja see, mille nad on ehitanud sinna tiimi, see on see, miks nad nii head on siis või meie jaoks nii kõrgel on. Jah, 100% nõus ja nüüd comeback player of the year, see on see koht, kus me vaidlesime Henriku ja Juhaniga eriti veel, sest et meie siis comeback player of the year esimese poole hooaja peal on Dak Prescott, kes sai siis 3 esimese koha vote'i ja siis 2 esimese koha häält said Christian McCaffrey ja Daniel Jones. See ongi see, millest me mingi episood tagasi ma rääkisin, sest nagu Daniel Jones nagu millest ta tagasi tuli, aga Daniel Jones on seal oodides olemas ja tal on võimalus võita see, sest et Gino Smith võitis selle samamoodi, aga Gino on väga sarnases situatsioonis ja teate siis Gino oli veel imelikum, sest Gino ei olnud kunagi enne hea olnud, Danielil oli see üks hea aasta, kui play-off'i läks Giantsiga on ja Joe Flaccoga vaata, paar aastat tagasi sai selle üle Damar Hamlin'i on ju, kes reaalselt see oli nagu, just, et see oli nagu pärast seda see auhind muutus suht nagu kammiks ära juba.
ja et see peaks olema most improved peaks lisama juurde siia, mis on nagu täiesti loogiline auhind, mis peaks olema, et Daniel Jones 100% on väärt mingit auhindas oma hooaja peale siiamaani nagu, aga nagu comeback player peaks nagu minu arust on ikkagi mingist vigastusest või mingist asjast tagasi tulek, et siis noh, Dak Prescott võitis meil, kes on väga hästi mänginud ka, ärme seda viimast mängu võib-olla vaata, onju, aga enne seda mängis väga hästi, et ja Christian McCaffrey samamoodi, et ta on ju, Christian McCaffrey tassib oma seljal seda katkis 49ersit oma 2 katkise ahilkaga või oma väsinud ahilkaga või noh, hetkel on terved, onju. et see on nagu vinge minu meelest on ja Daniel Jones samamoodi, nagu ma ütlesin, ta väärib mingit auhinda, et kahjuks see vist on ainuke auhind, kuhu ta kandideerib selle koha pealt, onju. Siis offensive rookie of the year ja defensive rookie of the year olid suht kindlad meil mõlemad Giantsi vennad, mis ei ole hea, sest et Jets tegi seda paar aastat tagasi ja üks neist on juba läinud ja teine ei suuda enam mängida väga palju, et nagu eks me näe, meil on veel pool hooaega ees, et meie offensive rookie of the year on Jackson Dart, kes sai siis 6 esimese koha häält ja Ebuka sai ka siis Buccaneersi receiver sai 1 esimese koha hääle ja defensive rookie of the year'is Abdul Carter sai siis 5 esimese koha häält ja Nick Warris Seattle'i safety sai siis 1 esimese koha hääle ja shoutout Jan, kes pani Carson Swessingeri sinna ka, Brownsi linebacker, kes tegelikult on väga-väga hästi mänginud, aga jällegi ta mängib stacked kaitses ja ta ei saa seda, ta pole seda nimeväärtust nagu Abdul Carter ei ole ilmtingimata nii hästi mänginud, aga tal on see nimeväärtus, vaata see kaalub üle, sest et Kallaste me arutasime ka seda oma keskis, et kaitse rookie of the year'i tegelikult nagu otseselt ei olegi hetkel. Mul oligi see, et nagu ma panin lihtsalt Carteri sellepärast, et jah, tal on see name value, by default kaitseauhind läheb parimale pass rusher'ile, kui kedagi teist vaata ei ole, et et Eman Warri nagu on teinud play'sid, et ma ei tea, Ravensi fännina ma olen optimistlik steamis mängus, Malachi Stark sai oma piki ja Mike Green sai oma säki kätte, et võib-olla sealt hakkab nagu midagi tulema, aga jah, Carter nagu oli odds on favoriit ja siis hakkasid ringi vaatama, et kedagi teist ei olegi, et keegi peab teisel poolel välja hüppama. Ja mul Carson Swessinger oli UCLA's, vaata mul meeskonnakaaslane, üks parimad sõprunud Max, ta oli UCLA's see intern. Strength and conditioning intern, iga kord, kui me vaatasime mängi koos, siis I've spotted that guy, nagu Carson Swessinger oli see mängi, kellega koos ta tegi nagu, kelle treener ta oli põhimõtteliselt, mis on nagu naljakas, ta tuleb mulle kogu aeg sellega meelde, aga Kaarel, offensive rookie of the year, hetkel tundub, et see on Jackson Dart, quarterbackid niikuinii saavad rohkem laavi ja ta on ainukene quarterback, kes nagu hästi mängib rookidest ju. Jep, ma ei tea, Tyler Warren ja Ekbuka pass catcheritest on järgmised, kes nad natukenegi võib-olla mingit seda häält saavad, aga pigem jah, Dart on siin runaway. Kusjuures mina oleksin päris kindlalt pannud Ekbuka esimeseks, kui ta poleks vahepeal vigane olnud, vaata. Et kui see statistiline trend oleks kasvanud, siis aga siis oligi see, et lihtsalt Ekbukal on nagu nii piisavalt mänge vahele jäänud, et nagu ei saa teda panna, sest Dart on tegelikult stabiilselt mänginud, et jah. No esimesed 3 mängu ei mänginud, aga peale seda ta on mänginud, vaata, et ta näidanud nagu samal tasemel edasi ja pluss see New Yorgi meedia ka, vaata, kui sa nagu seal on natukene haipi, see toob ka kaasa. Siis teeme defensive player of the year'i enne, see oli meil kõige close im race, meil oli Aiden Hutchinson sai 3 esimese koha häält, Will Anderson sai 3 esimese koha häält, Nick Benito sai 1 esimese koha häält, aga Hutchinsonil oli rohkem teise koha hääli, üks rohkem, ehk siis Aiden Hutchinson Lionsist on siis meie defensive player of the year siiamaani ja aga minu meelest Will Anderson on ka väga stabiil, mõlemad on väga hästi mänginud koos ja aga see ei ole ju sellist nagu hullu breakout'i, nagu mängivad hästi, statistiliselt ei ole ka midagi erilist, vaata, et huvitav on ju. Kallaste. Siin oli sama lugu minu arust suhteliselt nagu defensive rookie of the year'iga, et nagu, võta üks sellest mingist 5 või 6 nimest ja vali üksi või pane need 4 nime nagu järjekord, et jah, sõltub, kuidas sa nagu vaatad, aga jällegi teisel hooaja poolel nagu keegi neist peab siin võtma, et ma otsisin nagu, keda secondary'st panna ja siis lõpuks oligi, et Kyle Hamilton, aga ta ei konkureeri praegu nende pass rusheritega lihtsalt. Kas ma vist võtsin selle tabeli tõenäosus ette, vaata, kes kõige suuremad oodid on nagu sportsbookides on ja Kyle Hamilton oli esimene mitte defensive lineman ja ta oligi vist mingi 20 alles. Söge. Et kui kedagi ei ole, vaata, ja kui ei ole seda nagu Surtani hooaega ka, et tüüp ongi nagu lockdown ja saab inte ka, siis nagu lihtsalt ei olegi. Kui Brian Burnsil oleks parem kaitse, ta saaks ka rohkem paabi, nagu see NFL-i sack leader, ta mängib nagu räigelt hästi nagu, aga on, mis ta on. Siis tegelikult offensive player of the year, meil on lihtne, meil on see mitte quarterback, et meil on selle võitis siis Jonathan Taylor, kes sai siis 4 esimese koha häält, JSN, Jackson Smith-Njigba, Seattle'i receiver sai siis 2 esimese koha häält ja Christian McCaffrey sai 1 esimese koha hääle ja minu meelest kõik väärivad
aga Jonathan Taylor ja JSN on ju suht nagu nad suure tõenäosusega võidavad selle hooaja lõpuni, kui mingit väga suurt vigastust või langemist ei tule kaarel. jah, no Coltsi rünne on selline vägen selline peatamatu hoogond praegu, et sealt keegi peab saama selle auhinna ja Jonathan Taylor järjest siin mitu nädalat järjest pani 2-3 touchdown'i. Nii et nagu selles mõttes see on absurdne hooaeg, mida ta hetkel on tegemas. Ja JSN ka muidugi nagu meie oli boost'ides ka alati, nii kaua kui see tema line pole üle 100 jardi, siis me paneme tema over'it, iga kord on see ära tulnud see aasta, nii et selles suhtes ka väga head hooaega tegemas. Ja CMC muidugi, ma ei tea, ma nägin Twitteris ka, kuidas öeldakse, et Niners peab iga nädal mingi mängi ohverdama, et CMC saaks ühe nädala rohkem mängida. Ja praegu on see kogu aeg nii töötanud ja CMC paneb endiselt hullu, nii et Jab. Ja siis iga nädal võta kuskilt practice koodist too mingi vend üles vaata, kes siis jutumärgises ohverid ära ja CMC on tõesti, ta tassin seda meeskonda, eriti kui sul on Mac Jonesiga alustad ja ühtegi receiverit, Ricky Brashal pole ikka veel mänginud, Ajuk pole veel tagasi, et seal tõesti nagu weaponid ei ole väga palju ja siis MVP. Minu meelest on huvitav, et meil võitis siis Josh Allen, kes sai 4 esimese koha häält, Drake May on teine, sai 2 esimese koha häält ja Baker Mayfield oli 3, sai 1 esimese koha hääle. Ma endal muutsin kusjuures ära. Minu meelest Drake May, MVP on most valuable player, mitte see kõige parem mängija. Ja kui palju Drake May on suutnud elevate'ida oma meeskonda. Vaata, kes ta receiver, vaata, kes ta ründalinn on, nagu see on uskumatult pask. Aga jällegi, Allenist ma saan ka aru. Iga kord, kui Allen mängib hästi, see meeskond võidab, vaata. See näitab ka efekti, vaata tegelikult, et Josh on ka tõesti väärtuslik, kuigi Kallas sa vist ütlesid selle stati, et nagu Lamaril oli 3 mängu möödas puudu ja siis tal on ikka rohkem passing touchdown'e kui Allenil või? Ma meelega pole seda stati saatnud, mul on hea meel, et see sulle ette kuskil jäi, mina ei ole seda saatnud, sest ma ei taha liiga palju Ravensist rääkida. Aga MVP on populaarsus contest ka, miks ma Josh Alleni valisin, on lihtsalt see, et ma näen, et Arnold, Baker, ma ei tea, isegi Drake May on mänginud kas või paremini kui Josh Allen, visuaalselt statistika põhjal, aga nagu kui Bills on hea, Josh Allen on hea, siis see auhind on rohkem nagu siuke nimeauhind. Ja eriti sellepärast, et Mahomes on kogu aeg koodides üleval, vaata. Ja eriti see võit nüüd Chiefsi üle Billsilt ka, et see aitab ainult kaasa sellel. Aga muidugi ta väärib ka, et nagu siin ei ole nagu eelmine aasta ka vaata tegelikult ju, ta vääris seda, kuigi oleks minu meelest vastupidi, eelmine aasta oleks pidanud Lamar olema üle-eelmine aasta Josh on, aga mis vahet seal, mõlemad said kätte selle, et aga üks nimi nagu Stafford on ka low-key, võib-olla isegi Bakerist võiks üle võtta, sest nagu ja ma ütlesin eelmine episood ka, nagu ma ütlesin, ma ei oodan, et Stafford niimoodi suudab mängida, viimased 2 mängus 9 touchdown'i just, passing touchdown'i. Ja temast vaata ei räägita üldse, et okei, Baker veel ja vaata nagu see, aga nagu Matthew Staffordist nagu sisuliselt, kui ise otsima ei hakka, siis keegi ei räägi seda, Ramsilt oodatakse juba seda, vaata, Puka paneb hullu, Kairen jookseb hästi kõik see, aga see pall käib läbi ühe mängija käe tegelikult kogu aeg, et Avante lisandus nagu on ainult nagu positiivset efekti toonud, et ma ei tea, kui tahta seda skill player'it siia toppida ilmselgelt, JSN ja Jonathan Taylor, aga me kõik teame, mis selle auhinnaga lõpuks juhtub. Jaa, täpselt, et ja, aga ma hüppan siis kähku läbi, kes meil olid. Coach of the year, Mike Vrabel, comeback player of the year, Dak Prescott, offensive rookie of the year, Jackson Dart, defensive rookie of the year, Abdul Carter, offensive player of the year, Jonathan Taylor, defensive player of the year, Aidan Hutchinson, MVP Josh Allen, et ma panen selle postitus üles ka, et saate, mis te arvate sellest, kelle oleks te hääletanud, kes on puudu, keda me üldse ei maininud ära, et kindlasti on siin mängijad, kes väärivad mingisugust shoutout'i ka, et selle ma panen siis sotsiaalmeediasse üles. Aga nüüd, Patriotsi fännide jaoks sa pead teised kohad ka panema igaks juhuks või siis. Olgu märgitud, et minul oli Drake May esimene MVP hääletamises. Ja siis lähme ennustusmängu juurde, hüppame sellelt ka kähku läbi, et meil on pool tundi jäänud, et saamegi selle episoodi kokku tõmmata. Siis 9. nädalal, kuule, kas ma esimest korda võitsin fucking nädala või? Aga ma ei ole üksi seal ei võitjana, aga ma olen viigis esimese koha peal, et see oli küll nagu üllatav. Ma läksin 9-4 koos Erki, Marcelli, Patrioti, Sprr ja Veljoga ja inglise keeles on tähestiku järjekorda siin alati ja ma olen siis V-tähest eespool, üla Ü on siis V-tähest eespool, siis ta võtab selle U-tähene, sest ta ei tea, et see on erinevus. Vaat nüüd ma saan aru, miks taas ma viimane alati nendes. Ja 9-4. Solid nädalaga jällegi siin oli 200 suurt üllatust vaata, millest me rääkisime ka alguses, et siis see tegi asja keeruliseks, aga üldvaates
midagi, Egon on ikka 3 võiduga kaurist ees ja nüüd 3. kohta Spr, ehk siis, mis ta fucking nimi oli nüüd? Oota, ma praegu plängin, ma olen nimeliga, ma kohe guugeldan, aga siis Silak ja Spr on siis 85 võiduga 3. kohal viigis ja siis Marko M on ka see 83 peal kohe seal taga, et esikolmikus on nüüd 4 meest, et vaatame, kas Egon suudab hoida kauri eemal, sest et see nädal mõlemad olid maa kuskil madalama, siis ma hakkasin scrollima, kurat sama rekordiga olid, vaata, et kumbki ei saanud kasu lõigata, et mõlemal oli halb nädal, et see oli siuke huvitav. Siis oli boostidest, üle-eelmine nädal me ei saanud üles panna neid, eelmine nädal saime üles panna ja hittime ühe kena magusa 7,5 koefiga, selle sama, millest Kaarel enne mainis ka. Michael Pittmani yardid, ta oli 54,5, ta sai üle 100 yardi. Jackson Smith-ning Chigpal 96 oli over-under, ta pani ka üle 100 yardi ja Christian McCaffrey rushing yardi 68 ja ta pani üle 100 yardi rushingut ka ja 7,5 koef. Super, suke, easy money on ju ja siis ülejäänud ei läinud pihta kahjuks, ei olnud väga lähedalgi ausalt öeldes, aga ühe saime pihta ja siis sellega oleme terve nädalal kenasti plussis ja üldkokkuvõttes, kui sa oleksid kõikide meie oliboostite peale pannud 5 euri, siis oleks hetkel -6,25 euri miinuses, aga me tuleme siit august välja, me olime -25 peale esimest nädalat, et me tuleme välja, me vaikselt tuleme välja siit. Siis selle nädal oliboostid, meil on 3 tükki tehtud. 2 tükki veel teeme homme päeval ära, et saab paremad propid selleks, aga meie all to win parlay, Baltimore Ravens võidab Minnesota vastu, Rams võidab San Francisco vastu ja Lions võidab Commandersi vastu, see on 2,5, see boostitakse mingi 2,9, midagi sinna kanti ja kõik on võõrsil, aga minu meelest kõik on sellised nagu võidetavad mängud, nagu nad on favoriidi põhjusega ja mulle nagu endale meeldivad need mängud. Kallaste, mis sa arvad neist? Ja sama, et justkui nagu kohustlikud võidud, aga jah, see võõrsil olek nagu natukene keerab kruvi peale selle. Sellepärast sa saab parema koefi ka vaata. Just. Sellepärast see tulebki. Ja siis meie nii-öelda underdog parlay on meie siis 2 all to win parlay. Sinna me võtsime Pittsburgh Steelersi underdogiks, kes mängib Chargersi vastu. Aga kui see Steelersi kaitse, me räägime sellest mängust ka varsti, aga kui see Steelersi kaitse mängib enam-vähem samamoodi kui eelmine nädal, siis nad võidavad selle mängu suht kindlalt. See Chargers pole enam ründeliinis, tackleid alles ja sul on DJ Watt ja fucking Alex Highsmith seal vastus, et nagu see neil läheb elu väga raskeks ja 2,3 on see koef Steelers on väga hea ja siis Jacksonville Jaguars on teine kõrge koefiga 1,8 võidab Texansi vastu, Texansil CJ Stroud on väljas, Davis Mills alustab, et see on siuke ja mäng ka neile, siis kokku tuleb 4,2 koefiga, mis on päris kõrge, see boostitakse pea 5 peale, et siuke 2 mängu võidu peale ainult, see on siuke magus koef, siis touchdowni parlayks on meil James Cooki touchdown, Billsi running back, Rico Dowdle'i touchdown, Panthersi running back, Amon-Ra St. Browni receiving touchdown, või siis rushing touchdown on ju, Lionsi receiver ja Kyren Williams Rams'i running back ka ja see teeb kokku 10 koefiga touchdowni parlay ja boostitakse sinna mingi 12 peale, et see on siuke magus, et neil on kõigil head match-up'id, et loodame, et saame neist ühe pihta, siis meil tuleb 2 prop parlay'd veel, mis me teeme täna õhtul homme päeval ära. Vot, nüüd viimane asi. Teeme sama kiiresti Kallaste kui eelmine nädal, preview või? Hüppame läbi ja siis oleme jälle valesti umbselt teine. Aga mis siis täna, Kallaste, mis juhtub täna öösel? Raiders Broncos. Juhtub isegi siuke asi, et Kallaste teeb Jaapani ralli blogi ja isegi vaatab võib-olla seda mängu, aga see tegelikult nagu see Powersi tagasitulek, okei, Myers läks võib-olla ära, aga see Brock Powersi tagasitulek tegelikult teeb sellest mängust palju huvitavama asja, sest nagu nüüd on nagu seda, et kui varem seda mängu vaatad, see on see, et okei, Denver võtab kodus selle kindlalt ära. Isegi kui Denver võidab, siis tegelikult nüüd tahaks näha, mida Brock Powers teeb, et kas ta suudab nagu jätkata seda mis ta eelmine nädal alustas 3 touchdowniga, et see läheb huvitavaks, aga ma arvan, et Denver lihtsalt on parem sats. Skoor, Kaarel, ennustame praegu. 27-20. Denver. Kumb? Denver, okei. Vaatsin fantasy nõuandeid ka inimestel, kellel on Troy Franklin olemas kuskil squadis, siis Marvin Mims on ruled out ja see viimati oli Cowboysi vastu ja siis Troy Franklin tegi äkki mingi 27 punkti, ehk siis see kiire hint ka sinna sisse, et ja et see podcast tuleb peale mängu välja, et siis vaatame, kas läks pihta,
oota, ma vaatan korra Waiveri üle korra, vaatan. Aga jaa, ma ei oleks üldse üllatunud, kui Raiders võidab selle mängu ja Raiders suudab skoorida, et nüüd ongi küsimus, kas Denver suudab kaasas kanda, sest et isegi kui talendikas Denveri kaitse on, ma arvan, neil on linebacker on räigelt, linebacker coverage on päris halb neil, et nagu Brock Powersil on väga hea match-up, et kui nad suudavad selle ära kasutada, Gino ei viska nüüd liiga palju interception'id, siis on Raidersi täitsa võimalus siin spoilida Denveri divisional lead'i ja nad on 2-mänguline edu, kui ma ei eksi Chargersi ees ja 3 mängu edu, mis must Chiefsi ees nüüd. Äkki jah, nad peavad seda hoidma, aga jah, neil on nagu selge eelis selles võidujooksus. Siis täna, pühapäeval hakkavad siis mängud 16:30 Eesti aja järgi, sest et meil on siis viimane Euroopa mäng, mis on siis Berliinis esimest korda siis Ida-Euroopas või ütleme nii öelda, kui võtame siis vana Berliini müüri tagasi või kuigi Berliinis üks oli lääne pool ka, aga pohhui, see ei lähe arvesse, on ju. Siis Falcons mängib Coltsi vastu ja Falconsil on 2 ründeliini vigastused, siuksed suuremad ja aga muidu storyline'i koha pealt Sauce Gardner, ta oli juba full participant, ta on concussion Coltsi eest, et ta lendas kohe otse Saksamaale, et ta siis peaks mängima, oma esimese debüüdi tegema siis Falcons vastu Drake Londoni aga huvitav on ju see, me ise alguses pidime minema selle mängule, aga nüüd see lõpuks ei tulnud välja, mis iganes schedule'ite pärast, siis nad teevad päris palju koostööd, kuna ma olen seal samas Potsdam on seal samas küljes, siis NFL teeb Potsdamiga, neil tuleb see Play 60 tuleb meil seal samas, kus me mängime seal väljakul, nagu ma ise peaks ka seal olema, aga ma olen Eestis praegu, et see on siuke huvitav connection'is eile ju meie Fisho tiimile ju Colts kirjutas, kuule, kas te meile appi saaks tulla või? Võtke oma Fisho laud kaasa ja tulge sinna kohta, nagu what the fuck, nagu see on huvitav. Okay, see on lahe. see on nagu väga-väga huvitav, et seal Berliinis toimub päris palju huvitavaid asju ka ja suur linn ka, et see tuleb kindlasti vinge atmosfäär ja see väljak ka ju mahutab 75 000 inimest. See ei tundu üldse nii suur, aga mahutab ikka, see bowl on ikka päris suur, et Kallaste, kas see on nagu Coltsi jaoks väike nüüd, see on Coltsi jaoks väga tähtis mängi tegelikult. Me tahame näha, kuidas nad suudavad nüüd taastuda sellest eelmise nädala kaotusest, kui see oli 6 palli kaotust ainu ründas. See pigem, see nagu ongi nüüd jah, et mitte et nagu haterid olla, aga vaata terve hooaeg on see, et eriti kui Daniel Jones mängib mingi täiesti teisel planeedilt, see on see, et okei, millal see crash out tuleb, vaata või millal see, Pittsburgh selles mõttes isegi nende turnoveritega, Pittsburgh võib-olla ei ole nagu nii hea tiim, et see skoor oli, skoor oli lõpuks oli lähem, kui ta tegelikult oli, aga ikkagi vaata nagu Coltsi sa pead nagu all suruma, et nad ära tappa, et Falcons, ma ei tea, Euroopas võib kõike juhtuda, aga kui Daniel Jones nüüd ka siukse stinkeri viskab, siis tekib Indianapolise osas ikkagi nagu väga suuri küsimusi. No viimane kord oli päris arv selle Panthersi vastu, kui eelmine aasta Chance'i quarterback oli peal seda viimane mäng Chance'i eest, et huvitav, kas see ajalugu kordub, aga Kaarel Soopoolt, mis sul esimene asi siin silma jääb selle mängu koha pealt? Nagu Kallaste ütles, et see, et Euroopas võib kõike juhtuda, et täiesti siuke, et kui sa arvad, et Colts peaks teoorias siin nagu olema parem tiim ja veenvalt, siis Euroopas võib kõike juhtuda ja Falconsi kohta võib isegi Ameerika pinnal öelda seda, et kõike võib juhtuda, sest nagu nad võivad Pilsile 1 nädalal ära teha ja siis Dolphinsi vastu täiesti hätta jääda. Ja siis ongi siuke, et täiesti sõltub, milline Falcons kohale tuleb, et sealt võib väga hea mäng tulla, võib ka tulla järgmine mäng, kus Jonathan Taylor jookseb 3 touchdowni ja mäng on pooleks läbi. Ja rääkides running backidest, Bijan Robinson on ta päris nimi, mitte Bijan versus Jonathan Taylor. Tegelikult ju 2 kõige paremat jooksid, Christian McCaffrey on ka selles conversationis kindlasti, aga nagu see on huvitav match-up vaadata sealt, siis Daniel Jonesi koha pealt on see, et ta on päris, ta rating langeb kolinal, kui teda plitsitakse ja Falcons on NFL-i kõige plitsitam meeskond, NFL nad saadab kõige rohkem plitse, et see front, Falcons edu saladus tegelikult on see kaitseliin, et see, kuidas nad investeerisid sinna on päris vinge olnud, et ja see on tootnud ka siiamaani, et nagu mõlemad rukid, Walker ja kas Walker forces fumbli ja siis Pierce korris selle vist üles. Pierce korris selle üles on eelmine nädal, et see on nagu vinge rukkide kombo seal, et see on tõesti siuke explosive, see peaks olema explosive mäng, sest et Coltsil on võimalus sööta siin, et Falconsi passing defense ei ole nüüd nii hea, et seal on nagu võimalus ja teiselt poolt Kaarlil on nii õigus. Quick take, mida me Penningsist arvame tegelikult?
mingi Falconsi podcast'ist ma kuulsin seda, et viimase 2 aasta rookie drafti klassid või esimese raundi rukkidest või need, kes mängivad praegu rookie quarterback'ist, oleks suht viimane neist. Aga samas, no ütleme niimoodi, et neil oli üks see läbikukkumine Panthersi vastu see aasta, kus nad ei saanud midagi käima. See Dolphinsi mäng oli Cousinsiga. Ehk siis nagu kui palju saab sisse vaadata siia ja Penix tegelikult, kui Penix on line-up'is, siis rünne töötab, välja arvatud see üks mäng. Et suures pildis on nagu, ma vaataks pigem positiivselt seda, et vähemalt miski toimib, aga kui kompetentseks või kui palju ta sind lõpuks kaasa aitab, et võita mänge, seda ma ei oska veel öelda. Kaelaste, mis sa arvad? Ma nagu paanikasse veel ei läheks, et Phoenix on tegelikult ju väga vähe mänge mänginud NFL-is siiani, isegi kui ta teise aastasse tegelikult läheb, aga jah, ütleme hooaja lõpuks tahaks ikka juba seda selgust saada, et ma ei tea, kui mitu korda ma selles podcast'is öelnud olen, et Falconsil on nii palju talenti sees, vaata, et sa tahad, et see talent töötab enne, kui sa pead Bijanile maksma 20 milkut ja Drake London tahab 30 varsti siin saada ja mis otsuseid sa veel teed, et sa pead selle QB positsiooni nagu justkui paika saama, Phoenix on väga kõrge valik, sa ootad lihtsalt klassi rohkem, aga neil on aega tema hindamisega tegelikult hooaja lõpuni vähemalt. Ma tahan pulli pärast vaatama, mis BFF ütleb, BFF järgi ta on 33. quarterback, kurat see ka ei aita kaasa. Ja nagu minu meelest ka, ta on näitanud flashinud vähemalt, et selles suhtes sul on mingisugune lagi on näha. Et jaa, ta ei ole kõige mobiilsem quarterback, et nagu ta jalga tõesti mitte midagi ei tea, aga tal on kuradi kahur, et nagu anna talle õiged weaponid ümber, et ma arvan, et ta on võimalusega võiti küll, aga see on hea point Kaarel, et kui palju tema suudab nagu meeskonda elevate'ida on teine küsimus. Aga õnneks sul on rookie kontrakt. Ja veits on seda ka, et minu arust kui sa mõtled nagu flashide rünnete peal, neil on skill player'id on jumala okeid, aga nad ei skeemita mitte midagi lahedat seal ka ründes. Et ainukesed play'd, mis on mingi fade'id praegu Drake Londonile, mis eelmine nädal toimis, et sa ei näe neil mitte midagi sugust erilist või trick play'si või mitte midagi on, kas Algier jookseb vastu seina või siis Bijan püüab tagant palli või siis nagu mitte midagi loovat, ma ei näe selles. See on kohati jah selline nagu davai kutid mingid ehk ära rünne vaata, et ongi, et Bijanile dump-off või jooks või Drake'ile täpselt see, et ongi, et sa tahaksid nagu, jah täpselt Karl on õige point täiesti, et see võiks olla põhjalikum rünnak kuidagi. Ja, aga kelle vastu mängis Drake London eelmine nädal, domineeris oli Patriots ja Patriots mängib kell 8 siis eestaja järgi. Super, meil on 2 head mängu siin esimeses aknas eestaja järgi ja esimene neist on Tampa Bay Buccaneers mängib kodus New England Patriotsi vastu ja Patriotsi koha pealt Christian Gonzalez peaks olema tagasi, talle sai concussion eelmine mäng, et see on väga tähtis ja Luke Godicki Paxi right tackle peaks tagasi olema, Chris Godwin ja Bucky Irving on vist ikka veel väljas, mis on päris suur löök tegelikult, sest Mike Evans on ka ju väljas, vaata, et Mike Evans on pikalt väljas, et aga kas see on nüüd Kallaste siuke, nad võitsid võõrsil Buffalot Patriotsis, nagu see oli väga hea võit, aga see on nagu tõsine test tegelikult Patriotsile, kes nad on ju, sest et nagu Tampa on ju suht väga hästi näidanud ennast see aasta. Jah, et Kaarl enne mainis ka, et Patsi schedule on nagu ta on, et terve selle AFC Easti schedule tegelikult on, kui sa oled hea meeskond, aga ja Tampa on nagu tõeline vastane ja võõrsil ka, et see on täpselt selline mäng, et Drake May on teinud pehmelt öeldes junnist saia, eks ju, et nende püüdjatega, kes seal on aga Tampa esitab sulle väljakutse pealegi, Tampa ilmselt skoorib ka, et sa pead nagu sammu pidama, et ma arvan, et see nädal on vähe mänge, mida ma ootan rohkem kui Pats at Bucks tegelikult. Ja no Paks, tegelikult sa ütlesid, et Tampa nagu skoorib, tegelikult nad on struggle'inud siin viimased nädalad enne paigiki, eriti kui Bucky Irving ja Akadmine oli väljas, vaata, et see on aga kas Bucky on siiani väljas, ta vist andis äkki mõista, et ta on limited practice, ta jooksis, aga ta kontakttreeningut ei tee veel. Just. Ja, et see vist see on siuke game time decision, Kadvin tundub pigem väljas olevat praegu veel üks nädal, et see on need 2 vigastust, mille silma peal olid, aga Baker on nagu, ma ütlen otse välja sitassaja ka teinud, et nagu siin Sterling Shepardite ja Tess Johnsonite ja poistega ka, et seal on kindlasti võimalusi, aga nüüd Paksil on üks suur mismatch. Miks Patriotsi rünne eelmine nädal teisel poolel nagu hoogu maha oli see, et nagu nad ei suutnud ründeliiniga enam blokkida Falconsi kaitseliini, aga Tampa on üks parimaid kaitseliine üldse ja neil on nagu päris halb see pass protection Patriotsil, et neil on ju nendel vasakul pool on ju 2 rookit, neil on Wilson ja Campbell, mõlemad on viimases
3 mängus 6 säkki andnud, mis on nagu väga-väga halvad numbrid, et see on üks mismatch, mis me hakkame nägema, Anthony Nelson ja poisid, kes ja Diabli ja nad saavad hästi palju blitse ka, neil on 12 mängijat ju säkiga vähemalt Buccaneers, et see on üks asi, mis Patriots peab välja suutma ära lahendada, et ja siis annab Derek meile võimalus joosta või visata, et nagu sul on pop ja tiiks olemas seal, et need on huvitavad match-up'id ja mis see veel, Kaarel, Kallas, mis me sellest Patriotsi running back'i situatsioonist arvame? Nagu miks ta Trayvon Hendersonis, kes nagu sul on Stevenson ikka vist väljas, et nagu miks ta nagu feature back ei ole, sul mingi, ma võtsin meie Dynasty liigas, võtsin selle Jennings üles ja ta skooris touchdowni mulle kohe starteri, ma mõtlesin, hoopis see smart move. Ei, kusjuures ma nägin, et sa veel korjasid üles selle, ma mõtlesin, kurat, ma oleks võinud ise seda. Et nagu mis nad teevad seal running back'idega? Mingi täielik usalduse puudus on seal, see on ainukene põhjus või nagu selles suhtes, et Derrick Henry oli kogu aeg platsil, kogu aeg, et nagu siin muidugi väiksem ehituse ja kõige sellega, aga nagu kui Henderson on minu arust võrdlemisi efektiivne runner olnud ka viimased 2 nädalat, et ma ei saa aru, miks seda rohkem nagu ei tehta. Eriti nagu kaasaegses rünnaks kuidagi, sest oligi see, et okei, Henryd võib-olla tõesti alguses vaata, nad tõite Marco Murray sisse, sest Henry ei olnud nagu complete back, aga Henry võttis selle töö kiiremalt üle, et iga kord, kui Henderson nagu palli saab, isegi kui see on nagu receiving game'is, ta nagu on plahvatuslik, et ma just tunnen, et Josh McDaniels on piisavalt nagu tark offensive coordinator, et ta suudab sellest nagu ümber skeemitada, et panes 2 back'i väljakule või tee midagi, et kui sul rünnakus on sellised mängid nagu nad on. See on BFF jällegi, aga ma vist leidsin põhjuse, ma pole seda viitsinud enne vaadata, aga ta on BFF järgi 52 teisest 50 running back, ta pass blocking grade on 17 100. Et see vist on, mis on nagu jabur, sest ta oli Ohio State'is üks parimaid. Ja see ongi see suur küsimus. Ja et ongi, et võib-olla ta on hooaja vältel seda, ma ei ole ka nüüd New Englandi mänge selle pilguga vaadanud, et kui hästi Trevion Henderson pass pros teeb, aga tal oli hooaja algus mitu koledat reppi, mille peale ta kaotas ikka mingi 2 või 3 nagu mängu selle peale, et ongi see, et Vrei peal vaata ei mängi sellist asja, et see ongi see, et eks see usaldus ongi see küsimus nagu Kaarel, et see on. Ja tegelikult ja teine asi ta feature back ta ei ole kunagi olnud, vaata. Ükskord, kui ta oli kolledžis, ta see viga, vaata, et võib-olla ongi parem, kui tal on see jagab seda rolli, et siis elab kauem üle ja õpib ka paremini, on ju. Et ja üks match-up, mis siin potentsiaalselt juhtub, kui Christian Gonzalez mängib Gonzalez versus Bukas, see tuleb väga vinge match-up. Et 2, kurat Oregon versus Ohio State, jah, Gonzalez oli Oregonis, on ju. Et see on vinge. Siis teine mäng, mis on kindlasti Kallastele väga-väga huvitav mäng, et sa võib-olla sõnusid ära, aga on siis kell 8 Eesti järgi on Baltimore Ravens at Minnesota Vikings. Nüüd Ravens on oma 3 võitu 5 kaotust ja see on see koht, kus let's make a run. Sest Ravensi kaitse on paremini mänginud viimased nädalad, nad on tervemad, rünne on tervem, Lamar nägi selle poolel veel eriti hea välja, sest muidugi kui sa ei ole pikalt mänginud, sa oled natuke rasti, on ju. Et kuidas J.J. McCartney suudab keep up'ida siin mängus? Kallast, mis sa arvad? Küsimus on, kuidas J.J. McCarthy suudab Lamar Jacksoniga keep up'ida. Ma arvan, et kui Brian Flores et kui Brian Flores suudab nagu skeemitada ja seda Ravensi rünnakut peatud, et tegelikult Derrick Henry või eelmine nädal ei teinud veel midagi, et ma arvan, see on nagu üks element, mille nad unleash ivad veel. Lihtsalt see ongi see küsimus, et Floresega esimene mõte tuleb see, et blitsib nagu hull ja Lamari osas tuleb see meelde see mitme aasta tagune Miami mäng, kus Miami cover zero'ga Baltimore'i ära tappis. Paraku Lamar on viimased 3 aastat NFL-i parim blitsi vastu olnud, et see ongi lihtsalt huvitav näha, kuidas nüüd Minnesota seda käsitleb. Teiselt poolt JJ vähemalt pakub selle mingi siukse, vähemalt nagu selle elemendi vaata, et jälle see on see, et mingi noor QB tiimidel pole teipi, me ei tea, mida ta teeb, ta liigub, ta on tegelikult üsna intelligentne quarterback, et ma mingil määral nagu seda Vikingsi rünnakut kindlasti pelgan, aga kindlasti optimismi on Baltimore'is palju, et kaitse on paremini mänginud ja tõesti Lamar on väljakut, siis on võimalust. Kaar, kui palju me nagu Vikingsi võidu valem on, ma ei saa öelda seda, sest JJ tegid seda hooaja alguses. Aga ma ei usalda väga, kui JJ McCarthy peab meeskonna tagasi tooma. Tal on vaja pigem seda kiiret algust, mis ta suudab nagu neid paar head scramble, paar head viset, sest et stabiilselt nagu see passing game on suht nagu statistiliselt ju olematu olnud, mingi 150 jardi mängust või midagi sellist passing jardi koha pealt. Ja lihtsalt need big play'd peavad töötama ja ma vaatasin, et Aaron Jones oli tegelikult suht kas limited või did not practice üldse, et tal viimane mäng lahkus sealt minu arust ka mingisugune ta uuesti viga või? Ja tuli tagasi ja minu arust
no viimasest mängust ta lonkas välja, seal Mason lõpetas selle üksi täiesti. Seda küll, jah. See teeb ka veits raskemaks selle, kui see peaks olema, aga noh, kui sul on vaja üksikud big play'd kohale saata Jeffersonile ja Addisonile ja siis nagu sisse joosta või kuidagi leida see 5 skoorida, et noh, ja siis kaitses hoida nii kõva kui võimalik, aga praegu peale vaadates ma Vikingsi poolt liiga positiivne ei oleks, nii et jah. Ja no Ravensi koha pealt ka, Isaiah Likely tundub tagasi vormis olevat, et nagu teie rünne on nüüd ju Kallaste suht, kõik on olemas, kes hooaja alguses olid. Ravens just näljaks päeval tuli läbi mul, et Ravens eile tweetis, et kõik mängijad on full participant'id, et 0 vigastust. Et noh, see oligi see vaat, et neil oli bye week ja neil oli ja siis neil oli noh, see 10-päevane puhkus, et jah, Washington läks IR-i, Matt Beacon niikuinii juba IR-i, sellepärast oligi veider, et nad kaitseliini midagi liigatust ei teinud. Aga noh, kõik, kes olemas on terved selles mõttes. No tegid Jones'i tegid, aga ta on jah defensive. No Jones, ma just mõtlen nagu kaitseliini keskel, et noh, et seal nagu on lihtsalt juice'i vähe. Ja noh, aga see on börsil mäng, see ei saa lihtne olema, Minnesotas on raske mängida, neil on hea koduväljaku eelis, et see ongi nagu, see on väga hea test Ravensile ka, kui kaugel nad on jõudnud, et kui palju see kaitse on suutnud ennast parandada vaata, sest et noh, kurati Minnesotas on kõik veponid olemas, J.J. McCartney'l ei ole suutnud näidata seda plahvatuslikkust veel, aga seal on olemas kõik tuulid, et see ära teha, et kui Ravens veits laseb neil hang around ida, siis on nagu halvem asi, mis sa saad teha ja favoriidina on see, et sa lased nagu halval meeskonnal nagu hang around ida, siis juhtubki mängu lõpus see, mis tegi Bengals vaata eelmine nädal, on ju, et see on nagu NFL, kuradi any given Sunday. Siis teises aknas on meil tead 2 head mängu, aga no üks on ikka eriti magus, on Rams'i ja San Francisco mäng. Rematch siis week 5, kus siis Mac Jones'i juhitud San Francisco võitis lisaajale 26-20, siis Rams'i ja see oli see mäng, kus Rams oleks võinud ju field goal'i lüüa, et viigiste lisaajale, aga nad läksid 4th downiga, nad ei saanud 4th downi, on ju. Jah, see oli see, tuli meelde, et jah, Sean McVay, Kyle Shanahan, kus ta peast, kui ma pidi selle üks ju domineerib teist räigelt head-to-head match-upidel vist või? Shanahan võtab McVaid vist, oli niipidi või? Või oli vastupidi? See oli vastupidi, sest eelmine aasta oli see mäng, kus McVay pani nende Tutu Atwellide ja asjadega pani San Francisco'le ära. Mingisugune siuke mitteolematu nendega, siis tuli see suuresti jutuks uuesti. 11-5 ja Shanahan juhib McVay ees 11-5. Shanahan on ikka või? Ja Shanahan on ees, jah. Okei. Oota, ma lugesin uuesti, Shanahan has advantage over McVay, jah. 11-5 jah. Eks noh, divisionis mängivad kogu aeg oma vahel mänginud, aga Rams tuleb nagu jälle nagu Ravens suht tervena. Davante, Puka on jälle veits banged up'id, on Royeti vigastus, aga ta peaks mängima. Davantele on viimases 2 mängus 5 touchdowni, nagu ütles, Staffordil on 9 touchdowni, see rünne klikib, see kaitse on väga hea ja ma ei tea, see 49ers natuke tuleb nagu plastiknugadega võitlema siin, eriti see kaitse poole pealt nagu, et nad võitsid ju esimest korda esimese match-upi, kui Mac Jones viskas 350 jaardi peaaegu, et nagu see on suht samamoodi peab juhtuma, nagu Christian McCaffrey peab mängima nagu crazy, keegi peab San Francisco ründest veel nagu step up ima, Kittle või keegi, sest et San Francisco kaitse arvatavasti ei suuda nagu stabiilselt peatada Staffordi ja koodi Kallaste. Seda pagana McVay rünnakut on niikuinii raske peatada, eriti siis, kui sul tüüpe ei ole, et nad kasutavad nii palju motion'id, nii palju liigutavad seda liini, nad teevad nii palju su silmade eest petteid ja siis ikka Kyren Williams tuleb sulle molli ka veel vahepeal, et see on nagu täpselt selline, et et ma oleks väga üllatunud, kui San Francisco võidab samas jälle kodus, et ja esimese mängu nad juba võitsid, et ma ei heida kunagi ei Kyle Shanahanile ega Sean McVay'le nagu ette midagi, aga lihtsalt jah, tundub, et Rams on lihtsalt paremas olukorras praegu, kui San Francisco on. Kaarel, mis sa arvad? Esimene mäng oli üks siuke, ma vaatasin mingi 15 minuti highlight'e sellest, ma olin nagu Rams jookseb nüüd ära, et lihtsalt nad ei võtnud neid punkte, mis siis läksid 4th downidel kogu aeg ja failisid selle, ja see oli nagu nii vastu skripti tulemus, et nüüd ma arvan, et nüüd tuleb vigade parandus ja Rams jookseb ära sellega. Ja San Francisco kaitse koha pealt veel nagu, neil on 1 interception terve aasta peale, neil on 11 säkki terve aasta peale.
mis on nagu väga jaburalt madalad numbrid, et nagu takeaway'si, see on ainuke viis, kuidas San Francisco saab lähedal olla, kui nad suudavad paar turnoverit saada San Francisco nagu Rams'i ründelt ja ise puhtalt mängida, siis see on nagu, siis neil on võimalus. Aga jah, neil on ikka suht back against the wall, aga samas olgem ausad, San Francisco on teinud piisavalt, et praegu oodata tagasi need paar nagu Brock Birdid ja värgid, by the way, kas Birdi peaks mängima või? Ta on iga nädal minu arust Limited. On defense jah, et ma ei julge praegu midagi öelda Brock Birdi osas, Ricky Persal samamoodi. Jah, võib-olla tuleks siin teha väike soft benching, võib-olla tuleks Birdi panna IR ja siis on ju soft benching, mingi üks teine meeskond seal divisionist, ehk siis räägime siis sellest mängust ka. Cardinals mängib Seattle'iga samamoodi divisioni match-up samal ajal ka ja Cardinals siis tegi siukse huvitav lükke, et Kyler Murray pandi nüüd IR-i peale seda, kui ta on vist 3 nädalat väljas olnud või 4 nädalat juba on, et mis tähendab, et ta on automaatselt veel vähemalt 4 nädalat väljas ja hooajal on veel mängida siuke, ma ei tea palju on need bye week on või mitte, eks siis sul on vähemalt 8 või 9 mängu veel mängida, et kas, mis te sellest lükkest arvate, et Jacoby Brissett tundub, et on suht starter nüüd, see on Cardinalsis? See asi on kogu aeg olnud nagu kogu see Cardinalsi rünne on nii ebastabiilne, et üks rünnak on, kõik töötab, söödud jõuavad kohale, jooks töötab, siis järgmised 3 drive'i on 3 and out lihtsalt ja mitte midagi suudeta käima saada. Aga Brissettiga vähemalt see näeb välja nagu funktsioneeriv operatsioon, et nagu Trey McBride ja Marvin Harrison näeb actually välja nagu esimese raundi pikk ja üldse nagu kogu see nagu, ja sul on quarterback, kes näeb üle oma offensive line'i vahelduseks ja nagu, et vaatamata sellele, et neil pole praegu Connerit ega Bensonit seal, siis nagu kogu see asi tundub vähemalt niimoodi, et ei ole 3 and out kohe garanteeritud, vaid et asi nagu liigub. Ja mis see stat on, et Jacoby Brissettiga on korduvalt see aasta üle 300 jaardi ründes saanud total jaardides, Murray'ga või siis saanud kordagi 6 mängu jooksul vist palju Murray alustas, et nagu jah, see on tõesti millegi pärast see rünne on efektiivsem Jacoby Brissettiga, et Kallaste, mis nagu see on ju benching, väidetavalt on ruumor see, et kui teda poleks IR-i pandud, siis Jacoby oleks ikka starter olnud edasi, et vaata mingist hetkest on ka vaata see, et ja mul on raha rohkem quarterbacki peale, ma pean teda alustama, aga kui locker room näeb läbi, vaata kui ma parem, sa ei saa teha, see coach'ina sa kaotad locker room'i ju. Jah, kuigi nagu teistpidi või see ongi see, et nagu pärast seda mängu Tallase vastu, okei, Tallaseks, aga sealt kuskil tuli, et ma ei tea, kas Jacoby ütles seda või coaching staffi keegi, et plaan oli Marvin Harrisonile varakult palli hakata toppima, see on nagu türa, mida pärast on top 4 pikina võtsite siis. Hea, et te nüüd selle peal tulite 2 aastat pärast drafti, et et nagu see, ma nagu, Kyler ei ole hea olnud ja ma arvan, et Jacoby Brissett ei ole ka hea. Aga ma arvan, et see probleem on Arizonas suurem selles mõttes, et ta on coaching staffi probleem, et ma ei oota Kyler Murray't Arizonasse nagu tagasi, kuigi hooaja lõpus, kui ta IR-ist vabaneb, võib-olla tahetakse nagu auditionida teda mingitele teistele meeskondadele, aga ma nagu ei oota siit nüüd mingit ründeplahvatust küll mitte kuskilt. Ma lihtsalt lisan. Aga siin mängus ka. Jah, räägi korra. Iga viimased mingi 3-4 aastat ma olen enda jaoks nagu ühe quarterbacki minetanud. Kõik algas Russell Wilsonist, kes oli washed minu jaoks, siis ta üks hetk sai liigast välja. Siis teine oli Gino, kes oli ka siuke, et ma nägin piisavalt ära, et see vend ei ole hea. See aasta on ta, viimane mäng oli okei, nüüd on siis ka, ikkagi see hooaeg on suht kehv olnud ja nüüd Kyler ka lõpuks isegi eelmine aasta, see aasta olen vokaalne olnud sellega, kuidas see vend ei ole hea ja nüüd lõpuks tuleb sealt ka see soft benching ära, nii et tahaks öelda, et ma olen nii 3-3 nende vendadega siin. No sa pead Bowlimaid vendasid võtma ausalt öelda. Need ennustatavad kõik olnud. Need on borderline siuksed, kus sa näed, et keegi ütleb, et ta on hea, ikka ta on top 15 või top 12 või midagi sellist ja siis ma näen, et see vend ei ole hea. Top 15 üldjuht tähendabki sellised vendasid minu arust NFL-is. Good point, fair point, aga jällegi hit rate on hea, on ju. Aga siia mängu juurde Seattle mängib kodus, on ju. Cardinals peab minema Worldsil, divisioni mäng, aga Cardinalsil kõik kaotused on ju ühe positsiooniga viimane play põhimõtteliselt, et nad on näidanud südikust, nende kaitse, kui see front suudab niimoodi mängida, Calais Campbell fucking 2 säki, kui igiliikur ta on ju. Walt Nolan, nende rookie defensive tackle mängis eelmine nädal esimest korda, sai kohe säki ja need tegi heasi playsi ka, et nagu kui nad suudavad sellist pressure'it luua, siis nagu Seattle'i vastu nad peaks suutma mängida. Esimene mäng ju mängis ikka 23-30, Seattle võitis, mitte napilt, aga ikkagi võitis ja
ainuke meeskond, kes on hästi JSN-i vastu mänginud, on Cardinalsi kaitsekaderi. Et nagu Will Johnson on väga hästi mänginud tegelikult. Et siin on nagu Cardinalsil on võimalus, sest on divisioni match-up, et minu meelest nad match-up ivad tegelikult üllatavalt hästi ju, Kallaste. Jah, selles divisionis just nagu ei ole halba match-up'i selles mõttes, et mind natukene nagu hirmutab see, et Arizona peab Seattle'isse minema, et see ei ole üldse lihtne atmosfäär, kus olla. Aga jah, ma nagu arvan, et Seattle'i hoog lihtsalt on praegu peatamatu ja see quarterbacki kontroversi või vahetamine, ühel hetkel ta nagu maksab kätte ja selle Seattle'i kaitse vastu on väga raske palli liigutada. Ja, see on probleem, sest et Seattle'il on number 1 jooksukaitse, jooksumängu me ei ole väga siin oodata, Trey Benson on võib-olla tagasi, aga ta on ka pigem on nädal. Jah, pigem on 1 nädal veel. Jah, et siis on nagu tema Caro ja kes see teine kutt on ka, Knight on ju, Bam Knight on ju, et nagu sealt on raske oodata jooksumängu, et nagu Brissett peab tassima jälle, et kaua Brissett suudab seda, aga võib-olla tõesti lihtne anna Marvin Harrisonile rohkem palli, aga JSN versus Marvin Harrison, Ohio State'i kutid lähevad omavahel match-up'id, et tahavad hästi mängida, et see on nagu vinge match-up selle koha pealt. Et siin väga muud ei ole, Shahidi efekti on huvitav vaadata Kaarel Seattle'i poolt, et mis sealt tuleb ainult, sest me enne rääkisime Rashid Shahidist ka nende uuest receiverist, aga Oti teik oli see, et see on ultimate trap game Seattle'i jaoks kodus ka ja divisioni match-up. See eelmine aasta, ma mäletan seda mängu küll, see oli nagu pooleks läbi mingi 3-28 või midagi, Kailer ei saanud mitte midagi käima. Ma mäletan seda, et või siuke igasugune positiivsus, mida ma Brissettiga näinud olen, et nad on mängudes ja nad suudavad 10-jardise viske teha aeg-ajalt nüüd või isegi rohkem Brissettiga, siis ma arvan, et nagu üldse see samasugune divisioni mängud jälle Cardinalsi jaoks on ka võrdsemad ja ma lihtsalt arvan, et see muutus läheb edasi läheb samamoodi edasi, et see viimased 3 nädalat Cardinals on competitive olnud ja ma arvan, et see jätkub samamoodi ka selles mängus. Jah, jälle, kes lõpus teeb selle paar suurt play'd ja sealt see erinevus tulebki, on ju, see on kurdi NFL any given Sunday, on ju. Nonii, tehnilised viperdused, Ülari Saaremaa nett on nagu ta on, aga ei, me kanname lõpuni Kaarliga, siin pole midagi. Et lähme siis Sunday Night Footballi juurde, Pittsburgh Steelers at Los Angeles Chargers. Joe Alt on paraku jälle väljas, aga Pittsburgh tuleb sinna mängu päris suure underdogina. Kaarel, mida sellest nagu arvate, et tegelikult ju Chargers, kas nad on see powerhouse, mida Vegas praegu arvab? Ja siin, ma arvan, et see koefitsient on tulnud puhtalt quarterbacki pealt, et Herbertit peetakse ikka siin siuke top 5 lähedal quarterbackiks liigas. Ja see aasta on ta võrdlemisi hästi mänginud ka, nii et miks mitte, aga jah, kui vaadata, mis hoo pealt või mis siukse momentumi pealt praegu mängule tullakse, siis Steelersil tegelikult on väga hea võimalus võita ka see mäng. Eriti kuna läänerannikul, kõik need inimesed külmast Pittsburghist tahavad läänerannikule mängu vaatama minna, et ma arvan, et selles mõttes Steelers mängib päris märkimisväärse kodupubliku ees, et mida siin mängus nagu vaja oleks Pittsburghi poolt just eriti, et kas nad peavad nagu jätkama või söödumängu natukene plahvatuslikumaks tegema, sest Coltsi vastuse tegelikult nägi päris okei välja. No Jalen Warren on tegelikult kogu hooaja olnud täitsa okei, neil see running back, et kui on vaja 10 jardi saada, siis enamasti nad saavad selle 10 jardi, see võib olla 3-4 kaupa niimoodi, aga selles suhtes, et Rodgers minust third down on täitsa, saad tema peale loota kogu aeg, nagu ta ikka on olnud oma karjääris. Ja et sükeste esiteks nad peavad palli hoidma palju, see on siuke, et vähe võimalusi andma ja ma arvan, et see ongi täpselt selline mäng, mida nad oskavad, ehk siis mitte liiga palju kaugele minna, mis eelmine nädal töötas, kaitse tugev ja ründes see, mida antakse, seda võtad ja niimoodi ta läheb. Jep, et see ongi see, et Rodgers, kui eelmine aasta veel nagu sai kriitikat, siis see aasta ta on tegelikult väga hästi mänginud ja ta on nii kogenud mängija, et selles mõttes pressure ja kõik see, et ta saab sellest pallist varakult lahti, et ma selles mõttes olen üllatunud, et Pittsburgh road või see nagu nii suur underdog oli, aga eks näis jah, nagu sa ütlesid, siis kui asi läheb lõpuks QB-de peale, siis Justin Herbertist on vähe see aasta paremad mängijad olnud. Tal on 4 tight endi ka, kellele viskab Rodgers, tal on siuke, et mitte ükski nädal sa ei tea, kes teeb, see on siuke absurdne hulk tight ende, kes on kasulikud iga nädal põhimõtteliselt. Ja nad actually kasutavad kõiki neid, et see nagu ongi kõige naljakam, Darnell Washington saab palju seal, tüüp on vähemalt 300 poundi nüüd juba.
aga jah, lähme siis Monday Night Footballi ka ja siis lähme põikame korra veel pühapäeva tagasi, et Monday Night Football on vinge mäng. Philadelphia Eagles at Green Bay Packers, mis oli see Rio mäng ju vist eelmine aasta või? Et Pittsburgh, Philadelphia, väga kaugele ei lähegi. Nolan Smith tuleb vist tagasi, Saquon Barkley, kes sai mingi väikse hämmi või jalavigastuse, vist oli mingi thigh või midagi, et groin, et tema peaks vist fine olema või Tank Bixby võib-olla saab natukene palli. Aga Green Bay pooled jah, tõesti Tucker Craft ja Nate Hobbs ja Matthew Golden on siin nagu vigased, et eriti arvestades nagu seda, mis mängu pealt Packers tuleb. Nad vajavad seda võitu palju, aga Philadelphia on siuke vagun, et kuidas sa nagu Green Bay koha pealt näed, et mis nad tegema peavad, et sellest kaotuses või sellest august välja tulla, mis Carolina vastu oli ja see, et sa pead nagu Philly vastu mängima, et mida nad nagu kasutada saaksid selles mängus. No Josh Jacobs saab tegema ühe oma karjääri parima mängu kindlasti seal, aga no mis tal on see nagging, mingi calf injury olnud ka viimased 2 nädalat, et miks see Emmanuel Wilson nii palju palli saab seal, et ta peab olema 100% ja tegema ühe oma parimatest mängudest, et neil võimalus oleks. Ja Christian Watson on just värskelt tagasi tulnud ja ta nüüd põhimõtteliselt ongi number 1, number 2 option seal, eriti peale Crafti vigastust, et Taab seal on ja nüüd on Luke Musgrave, see tight end, keda nad draftisid enne Tucker Crafti. Siuke Hayden Hurst, Mark Andrews situatsioon on seal olnud, et saab huvitav olema näha, sest Luke Musgrave pidi hea püüdja olema, kui ta draftist tuli. Nii et tema peab siin nüüd näitama, milleks tema võimeline näema. See ongi see, et me oleme kogu aeg taga jäänud seda, et Green Bay'l ei ole wide receiver 1 ja nüüd järjest tüübid lihtsalt mängivad wide receiver 1 rolli, et iga nädal see peab nii nüüd edasi minema, aga jah, teiselt poolt Eagles sai nüüd natukene koguda ennast, natukene puhata, AJ Brown on selles meeskonnas olemas, ma ei tea, kas pärast deadline'i või deadline'i lõpus öeldi, et AJ Brown on kindlalt Eagle, aga seda öeldi umbes 2 minutit pärast deadline'i lõppu, mis oli nagu see, et miks te seda varem ei öelnud, aga ma arvan ka, et ma ise nagu näen ka seda, et kuidagi ma arvan, et Philly rünne nagu aina tõuseb tegelikult selles olukorras ja kui nüüd arvestada ka, kes tagasi tuleb, Jalen Phillips, kas mis rolli ta vara mängib, aga selles mõttes Eagles on aina tugevamaks saanud ja ma arvan, et NFC-s tegelikult on ikkagi nemad ja võib-olla Detroit ka, aga ma arvan, Phillyt nagu peab suureks pretendendiks pidama, et mida sa nagu Philly poolt näed selles mängus? Eriti nüüd need nädalad, kus AJ Brown ei olnud, siis Devonta Smith oli nendel nädalatel väga hea ja Goddard on ka terve hetkel ja siis mõtlengi, et niikaua kui neil on see kolmik terve, siis neil sööt liigub ja Saquon ja Bixby saavad omavahel ka seal lisada seda. Ja Hurts on täpselt olnud see aeg selline, et ta teeb täpselt nii palju kui vaja ja et nad ei võta ilma põhjuseta riske ja ma arvan, et kui vaatad tiim versus tiim, siis peaks Eagles võitma, aga samas Green Bay külas mängida õhtul, ma ei tea, kui kerge seda teha on. Lõppude lõpuks tulemus võib ikka väga võrdne olla. Üks lahedamaid atmosfääre, nighttime mäng Lambeau Fieldis, et see on see, mis football ikka päris olemuslikult on. Põikame korra need viimased mängud ka siis läbi, lähme käime korra veel selles 23 pühapäeval selles late windows nii-öelda, kus Detroit Lions mängib Washingtonis, jälle mäng, kus Detroit läheb ju tegelikult revanši võtma eelmise aasta play-off'i eest, aga paraku sellel mängul lihtsalt ei ole seda juice'i nii palju, kuna Jaden Daniels ja terve Washingtoni meeskond sisuliselt on vigastusega väljas, et siin Detroitil on ka võimalus sellest Minnesota kaotusest nagu tagasi tulla, et see tundub siuke get right game Detroiti jaoks natukene. See on siuke 52 punkti Lionsi poolt mäng ka, et nemad on üks nendest tiimidest, kes ei peatu. Et tiimid sageli 35 punkti viskavad, on mingi 20 käes, hakkavad oma starterid välja võtma, aga Detroit paneb lõpuni. Enne kui Kohvil 5 touchdowni täis pole, siis nad ei lõpeta. Et see on kindlasti üks nendest mängudest siin ja kui oled vead kihla, siis võta kõige suurem see mingi -25 või mis iganes pakutakse. Sest ja Washingtoni poole pealt, jällegi me oleme seda see aasta mitu korda öelnud, et ei näe nagu võimalust otseselt, aga siis jällegi järgmine neljapäev näed loll välja, aga jah, Washington peab siin ikka kõva tööd tegema, sest nad tõesti nii palju mängijaid kaotanud, et Jaden on väljast, Harry McLaurin sai jälle viga, et mis tema staatus on, Marshawn Lattimore'il läks vist ACL, üldse Trey Amos, see teine corner on limited, et vigastus on lihtsalt jõhkrad palju selles meeskonnas. Nagu see ei ole otseselt pointi ka võita, et ma mõtlen, et pigem minna nüüd siin, võtta hea offensive line draftist või midagi siukest võrdlemisi kõrgele, et
play-offidega läheb väga raskeks juba, et mingi tuleb see business decision ära võtta siin. See on alati märgiline aeg nagu, et mis podcast'i nädalal ma esimest korda Tankathoni lahti võtan, nii et märkige ära, et week 10 podcast, et Washingtonil on praegu 9 pikk. Et jah, seda Kaarel nagu mõtleb, et kui siis juba võib-olla natuke tängime ja võtame ära selle piki. Siis lähme sinna kella 8 window'sse, mis jah, tegelikult tagantjärel on päris magus, aga võtame siis selle suure divisioni match-up'i, mis võib-olla ei kõla nii suurelt, aga tegelikult on üsna oluline. Jacksonville Jaguars at Houston Texans. CJ Stroud sai siis concussion'i ja siin suure tõenäosusega, kui mitte ei näegi Jalen või seda Davis Millsi, mis on nagu ta on. Aga eriti nüüd, kui Jacksonville Jaguars korjas omale Jacoby Myersi, Brian Thomas kas mängib, tõenäoliselt mitte Travis Hunter ei mängi. Et tahaks nagu mõlemat tiimi näha selles mõttes, aga rohkem tahaks näha, mida Jacksonville Jaguars nüüd selles rünnakus tegema hakkab, kuna nad peavad midagi leidma, et play-off ikkagi jõuda. ETN on võrdlemisi efektiivne jooksja on seal praegu, et kõik peale actual 10 jardi sees play'd, kus ta peab skoorima, sellega ta ei saa absoluutselt hakkama. Aga selles suhtes see jooks töötab seal, et nad oskavad ilusti palli liigutada ja selles suhtes, et kui vaadata puhtalt quarterbacki järgi, siis Jacksonville peaks võitma selle, aga ja üks suur see asi on ikkagi see, et Kaimi Fairbairni ka pole, sest Texans ilusti iga rünnak suudab liikuda 20 jardi, et nad saaksid selle pika field goal'i lüüa. Aga nagu nüüd ei ole neil seda ässa ka võtta, nii et No rääkides pikkadest field goal'is, ma vist ei maininud, et Cam Little püstitas ju NFL-i rekordi eelmine nädal 68 löögiga, et jah, see hooaeg need 2 meeskonda tegelikult vara juba on kohtunud. Jacksonville võitis siis 17-10, see oli see veider aeg, kus Jacksonville võitis ja Houston järjest kaotas ja nüüd see on vist natukene klaarim, et see nii lähebki. Aga teistpidi jah, see Houstoni kaitse on nagu nii pagana tugev ja nii suuteline kõiki peatama, et näiteks overall passing efficiency vastu nad on NFL-is number 1, et see secondary ja selles mõttes rushing võib-olla selles kontekstis ei olegi nii oluline, sest aga nagu sa ütlesid, CTN ja nad peavad neid tuuteneid ja kõiki neid noori nagu käima saama, et sest selle kaitse vastu on tõesti raske. Will Anderson ja Daniel Hunter mõlemad tegelikult on defensive player of the year kandidaadid sisuliselt. Väga, jällegi nagu eelmine nädal oli siis see nädal ka, et väga madalad punktid ja kole mäng arvatavasti tulemas. Kui juba siin koledatest mängudest jutuks läheb, sorry Mihkel, Cleveland Browns at New York Jets. Ma ei oska koledamaks ei saagi üks mäng minna. Jah, eriti pärast seda kõike, mis nüüd juhtunud on, et ühtepidi nagu siuke intrigeeriv mäng võib-olla isegi, et või Jetsi puhul mul on nagu see, et Clevelandiga me üldjuhul nagu teame, mis nad on, eks ju, et me ootame võib-olla seda, et Shadur ühel hetkel võimalus saab, aga Jetsi puhul on nagu see, et vähemalt Justin Fields on põnev vaadata, siis sa ei tea, mis juhtub. Aga pärast seda deadline'i, pärast seda, kui nad liigutavad, üks asi on see, et sa muudad oma tiimi koosseisuliselt, aga ma ei imestaks ka, kui pärast deadline'i Jets hakkab eksperimenteerima erinevate asjadega, aga vähemalt AD Mitchell pääseb väljakule, nii et see on tore, seda on tore näha. Et ma ei tea, mida sa sellest mängust arvad. No seal oli ja mingisugused John Metchid ja AD Mitchellid ja igasugune receiver, kelle su tiim kunagi teises või 3. raundis võttis. Nad on nüüd Jetsi eest väljas. Aga jah, arvatavasti Cleveland oma kaitse ja Judkinsiga suudavad selle ära võita. Mäng on New Yorgis ka jah, et see, mitte et see koduväljaku eelis võib-olla nii palju rolli mängiks isegi nende 2 tiimiga. Ja siis lähme siis võtame Saints Panthers, mäng on Carolinas, Carolina siis just hiljuti võttis päris tugeva võidu, Saints paraku lihtsalt proovib Tyler Shookiga või vaatab, mida Tyler Shook on, aga naljaks nagu öelda Carolina Panthersi kohta, aga see tundub siuke mäng, mida Carolina peab ära võtma ja ühtepidi, sest nad on tugevam tiim, teistpidi nagu sellepärast, kui sa tahad oma mingi play-off'i lootusi veel elus hoida, mis Carolinal tegelikult on täitsa reaalselt praegu veel. Ei, selles suhtes jah, see Tyler Shuck liiga hea veel eelmine nädal välja ei näinud, ehk siis, aga samas nad mängisid siukse Ramsey vastu, kes hoidis terve mängu palli ka, nii et ega see ei saa niikuinii lihtne olema, nii et see annab äkki nagu parem ülevaate, milline see Shuck on. No muidugi Shahid võeti ära nüüd, aga
ja ma arvan, et see on niisugune mäng, kus Rico Dowdle'il on järjekordne 250 jaardi ja 3 touchdown'i, nii et samas see oleks väga Carolinalik kaotus ka, kui see juhtuks siin, et noh, et Jah. divisioni sees juhtub kõike ja noh, Panthers just tuleb suure võidu pealt. 2 mängu veel, võtame New York Giants at Chicago Bears. Tegelikult üsna intrigeeriv mäng selles mõttes, et noh, see on jälle üks võimalus näha Jackson Darti kaitse vastu, kes noh, on olnud so-so see aasta pigem nagu negatiivse poole pealt. Ja teiselt poolt me näeme lihtsalt seda, et mida Chicago suudab teha siis kaitseliini vastu küll, mis on hea, aga noh, selles secondary's on ruumi palju ja Caleb. Pigem vaata, kui me eelmine nädal nagu rääkisime minna sellest Bearsi Bengalsi mängust, siis noh, pigem on see Bengalsi kokkuvarisemine, Colston Lovelandi breakout, kõik see. Aga tegelikult Caleb Williams pommitas ja me ei ole teda niimoodi nagu mängimas näinud veel seni NFL-is, et tegelikult Chicago puhul minu silmis on see optimismi seier nagu õiges suunas praegu, et mida sa siit nagu vaatad? ja kindlasti seda on äge näha, et see vend, kes esimesena võeti, saabki paugutada ja tal on ju ikkagi hästi tugev käsi ja kõik see, ja Ben Johnson ja kõik see peakski täpselt niimoodi välja nägema, nagu ta nägi eelmine nädal ründes siis vähemalt. Ja ongi hea võimalus nüüd näidata veel 2 mängu järjest, kuidas siuke asi funkab, sest Ravensi vastu oldi täiesti siuke hädapätakate sats. Ei saadud midagi käima ja nüüd ongi see, et nüüd sa pead ehitama selle pealt, mis eelmine nädal ründes juhtus siis ja noh, kaitses palun lihtsalt natuke parem olla. Keda couple of stops, et ma ei tea, kuidas see Bearsi see cornerite olukord oli, sest kui nad Ravensi vastu mängisid, siis oli see jama, et mingi top 4 cornerid olid just väljas, et kui nad mäng oli sama. Jah, ma just mõtlen Javon Holland on limited Giantsi poolt vähemalt, aga Paulson ja Debo on väljas, et noh, mis DeAndre Swift teeb. Et kui ta mängib üldse, mida Monongai jätkab, et noh, pigem jah, siin nagu tahaks näha, et Chicago jätkab oma seda nagu positiivset hoogu. Ja viimane mäng, noh jällegi, selles mõttes paberi peal tundub suur mismatch Buffalo Bills at Miami. Aga Miami on see hooaeg paar korda tegelikult näidanud, et nad suudavad midagi teha. Muidugi lihtsalt selle Ravensi kaotuse pealt tulla sinna võrreldes sellega, et Bills tuleb ultimate high pealt, Kansas City alistamise pealt. Et noh, tundub mäng, kus Bills peab oma võtma, aga Michael Hoyt siis Billsi defensive linemanil oli torn Achilles. Et see on tegelikult suur vigastus, Hoyt on täpselt siuke mängija, kes noh, ei ületa seda mingit aktuaalsuse nagu kaalu, aga tegelikult mängib väga olulist rolli selles kaitseliinis ja Ed Oliver ka on niikuinii väljas, et noh, siin Bills peab nõjatuma oma rünnaku peale, mis ma arvan Miami vastu on piisav kindlasti. Välja arvatud see 1 aasta, kus oli mingisugune 36-7 kraadi sees mängiti ja siis need külmad Buffalo inimesed tulevad sinna mängima, siis oli, kui just siukest sama plotti ei juhtu, siis ma arvan, et Bills võtab siit ära ja siin on jah, et Miami mängib ju nüüd juba teiste eesmärkide nimel sellel hooajal. Aga jah, see on siis pühapäev ja ka natukene esmaspäeva, et jah, pidagi siis meeles seda, et Berliini mäng on, et lasub varakult diivanile maha hüpata ja mänge vaatama hakata. Kaarel, kuidas sa teha tahad, kas sa tahad ennustused jätta või nädala lõpupoole või teed praegu ära? Ma võin praegu ka teha. Davai, teeme praegu ära, mul on Ülari omad ka ees, nii et me saame järjest võtta. Okei, hakkame siis pihta. Run your pool'is, mingid ehk oma ennustused ka ära. Aga esimene on Baltimore at Minnesota. Ravens. Me kõik, vähemalt meie 3, oota, kas Oti omad tegelikult on ka, võtame korra lappan. Äkki saime Oti omad ka. Okei, las ta praegu jääda, küll te kuulate, kui Otil läheb väga hästi. Või kui Seattle'il läheb väga hästi. New England at Tampa Bay on järgmine. Mina võtan Tampa Bay, Ülar läheb ka Tampa Bay'ga. Võtan New Englandi. Väga hea. Jacksonville at Houston. Mida sa tahad? Jags meil kõigil. Davis Mills üldse. Mingi periood oli, kus Davis Mills mängis hästi, aga sellest on vist mingi 3 aastat juba möödas, jah? New York, või vabandust, see on siis Cleveland at New York Jets. Ma lähen Jetsiga. Mul on Cleveland siuke 14-3. Kurat, Ülaril on ka New York. See kõlab eriti valesti. New Orleans at Carolina, ma arvan, Panthers jätkab siin. Ja Ülar ka. Giants at Chicago, ma arvan, et siin on selge. Chicago. Isegi Ülar võib-olla teeb emotional hedge'i praegu lihtsalt. Buffalo at Miami, tundub ka üsna üksluine. Arizona at Seattle. Kaarel.
okei , me kõik , ma korra juba mõtlesin , et äkki üllatad . meil kõigil on Seattle , siis on Rams at San Francisco . mina võtan Ramsi Ülar ka . Detroit at Washington , Detroit . Pittsburgh at Chargers . Pittsburgh . ei kurat , me kõik võtame Pittsburghi , palju õnne Chargers . ja siis viimasena Philadelphia at Green Bay , mina tahan Philly't . Philly jah . Ülar võtab Green Bay . ei ratsuta küll julgelt , aga ratsutab üksi . Submit picks ka , kõik on official , no nii . aga jah , sorry , et Ülar ära langes , aga meil on siin game time decision'it ja adjustment'e vaja teha jooksvalt palju , et läbi kanda neid osasid , aga jah , aitäh jälle kõigile , kes kuulavad ja kohtume või kuulame või räägime jälle järgmine nädal ja siis järgmine nädalavahetus , pidage meeles , 16. november on siis Tallinnas järgmine watch party ka . aga sellega siis selleks nädalaks kõik , tšau . tšau .